No nii, tere taas kõigile jalgpallisõpradele, pikk ette ISRL episood 384, teie ees, 2. juuli 2026, laua taga Gunnar Salu, tere! Tervist! Märten Pojunur, tere! Tere! Ja mina, Raul Õessar. Premier Liigast meil on niisugune haruldane saade suvel, kus meil ei olegi mitte midagi rääkida, kõik jutud on räägitud, eelmise vooru teemad said eelmises saates ka kajastatud, isegi ennustust tehti ära. Ja täna algab uus voor, aga võib-olla üks väike märkus tasub teha, et tänasest siis esimesed mängud uute reeglitega Eestis. Ehk siis reeglimuudatused ju juulist hakkasid kehtima ja jõustusid, nii et täna on hoopis teistsugune jalgpall. Nii et tasub jälgida siis, kas mõni kohtunik, kes on Eestis esimene, kes selles punase kaardi saab ja kes on see Eesti Almir on. Ja korralik suvine maasikas ka Kure Flora alustuseks kogu selle kompoti, et need on tihti seal üllatusi tulnud Linnastaadionil suvel Floraga, isegi mitmestel osaline olnud, nii et ootan täna ka põnevat vooru algust ja äkki Kure suudab ikkagi üllatada. Oota, kas reaalselt Eesti liigas on ka nüüd see, et kui sa käe paned suu ette, kohe saad kollal kaardi või kas see subjektiivsus jääb ikka sisse? Siin oli väga mitu fakti viga, mis nii, aga ütle subjektiivsus jääb sisse, et kas see jääb ikka sisse, et sa saad nii-öelda kohtuniku enda hinnata on see, et kas ta nii-öelda tahab rääkida head juttu või nagu halba juttu, mingi teema oli sellega, et kui sa räägid nagu negatiivset juttu selle vastasmängijaga, siis on punane. See on konfrontatsiooni korral, ehk siis kui mina olen Märteni, ma ei tea, vastane ja meil on mingisugune sõbralik vestlus, me mõlemad paneme niimoodi, naerame ja teineteise peale ei kaeba, siis keegi ei anna sellest punast kaarti. Aga kui niimoodi on nagu Mert Möldur seal hakkas, et Märten korra peab niimoodi, ütleb midagi ja ma näitan kohtunik, et vaata, mis ta tegi, siis ei ole kohtunikul eriti varianti, kui ise ei näe, siis video näitab. Et see päris niimoodi nüüd ei ole, et kui sa korraga ühatad, siis see on automaatselt eemaldamine. Aga Sokkerniti ennustusmängu boonusküsimus, kes on esimene Premium Liiga mängija, kes saab sellest punase kaardi? Minu Matrossov oli esimene, kes... See võiks eriauhinna sellest panna välja. Matrossov oli minu esimene, kes andis nurgalöögi vastastele sellega, et ta venitas väravalöögiga vist... mitte väravalöögi, vaid selle käes palliga kogu aeg. Võiks ju teha pakkumise, kes on esimene, kes võtab sellest punase kaardi? Ma ei tea, Eestis nagu väga ei räägita niimoodi tegelikult ju, see ei ole nagu inimestel lihas mälus. Meil kaamerad on nii kaugel, et siin ei pea muretsema, et siin suu pealt midagi välja loetakse, et üldiselt ei pea käega suud ära katma, aga samas vanasti mul 7 kaamerat ka sinu peal sellel ajal, kui sa oled teisel pool väljakut, kui midagi valesti teed, tean omast kätest ja sõrmedest väga hästi seda, nii et need kaamerad lähevad ka aina lähemale ja paremaks, nii et võib-olla varsti ikkagi näeme seda ka. Ja tegelikult need teised asjad ka ju igasugused sekundite lugemised autide ja väravalöökide puhul, et need kas MM-il mõni nurgalöök vist on antud ühte vist, üks tuleb meelde, aga ma ei mäleta, mis mängus see oli see nurgalöök, mis anti väravalöögiga viivitamise eest. Aga see on ka nagu, ja neid aute ka ega väga palju ei ole ju olnud, mis on ümber pööratud, et see on ikkagi mängijatel nagu sisse juurdunud või on kuidagi mingid harjumused on muutunud sellest ikkagi. Need on väga head muudatused olnud. Eile Audis ka seal, kas Inglismaal nagu kohtunik ikkagi hakkab neid sekundid lugema ja seal läheb 2 juba sõrmede peale, siis või nad viskavad selle palli mängu, siis ei hakata mingisugu riske võtma, et on kindlasti asja paremaks teinud ja need on tõesti positiivsed reeglimuudatused ja usun, et siin lähevad ka üpris sujuvalt, et üldiselt kohe ei hakata karistama, seal ikkagi need sõrmed tulevad välja ja siis sa saad aru, et ma kas nüüd panen mängu või võtan selle karistuse, seal ei ole üldist mõtet seda karistust võtta. Esimene mäng Kure Flora, mul tuleb just meelde, et ma paar aastat tagasi mingisugust Kure ka Linnastaadionil peetud kodumängu, ma ei mäleta, kelle vastus oli, aga igatahes Kurel oli skoor sobis ja siis ma hakkasin huvi pärast lugema, et teisel poolel palju nagu, ühesõnaga küsimus oli selles, et mängule pandi üllatavalt vähe üleminuteid. Ja ma hakkasin huvi pärast lugema, et palju läks nagu Kurel väravalöökide andmisega aega nagu. Ma mäleta, kas oli Karofeld või isegi väravast toona olla või igatahes keegi oli väravas selle, kes teil enne Nõmme oli väravas? Põhiväravas. Seal on erinevad Lapa, Kivila, Karofeld, Poplavskis oli ka mingi Poplavskis üks hooaeg. Iga hooaeg on. Igatahes ma isegi ei mäleta, kes see täpselt oli. Aga seal oli reaalselt niimoodi, et keskmiselt väravalöök võttis aega mingi 40+ sekundit nagu. Ja neid oli mingisugune 5, 6, 7 tükki vähemalt nagu selle poole jooksul, et sellised asjad jäävad nüüd ära. Aga eks näis siis, kuidas Eestis see asi mõjutama hakkab, MM-i põhjal tõesti, ma ei ole näinud kedagi, kes ei oleks rahul nende muudatustega, et tõesti kõigile tundub haruldaselt, et mõni reegli muudatus nagu meeldib. Aga läheme vaikselt MM-i asjade juurde, sellepärast, et MM-il algasid play-offid
eelmises saates juba ühest mängust jõuti rääkida, aga siin nüüd selle nädala jooksul need mängud läksid nii-öelda tõeliselt lahti ja sündisid ka esimesed üllatused ja üllatus oleks peaaegu sündinud ka Brasiilia ja Jaapani kohtumises, ehk siis Jaapan ikkagi läks juhtima. Ma ei tea, kas saab öelda, et nad mängu kontrollisid, aga tundus, et nad ikkagi võivadki lõpuni vastu pidada, aga ikkagi Brasiilia lõpus Ancelotti seal tõi natukene, muutis mänguplaani, hakati rohkem seal palle kasti panema ja lõpuks ikkagi jõuga võeti ära. See oli tõesti üks väärt play-offi mäng ja Jaapan mängis ennast ikka väga paljude jalgpallifännide südames ja ise ma olen Brasiilia fänn, lihtsalt oli kahju ikka näha Jaapanit välja kukkumas ja oli kahju, et nad ei läinud mõne Hispaania, Argentiina või mõne sellisega kokku, kelle oleks tahtnud, et kukub välja, et tõesti jätsid ennast kõik väljakule, aga lõpuks Brasiilia ikka jõuga võttis ära ja aidanud seal alguses postid värava joonelt, seal mingi topelt näoga toodi välja, siis oli küll mingi hetk oli tunne, et kas tõesti Brasiilia ei löögi siit ära, tundus, et täna on lihtsalt Jaapan pingutab ja see õnn on ka nendega, aga lõpuks ikkagi suruti klassiga ära ja Martinelli tuli viimasel minutil põhimõtteliselt suurepärane sööt seal Guimaraesi poolt ja väga kõva värav, et Brasiilia kõvasti pingutas ja Jaapan oli suurepärane tiim sellel MM-il, aga ikkagi läksid Brasiiliaga kokku ja nende pidu läbi, aga saavad väga uhked olla ja tõesti see oli kõva klass ja tase, mida nad näitasid. See läks ikka täiesti nugade peale, see oli 90+5 minut, millal see Martinelli selle palli sinna väravasse ära pani. See oli ka mingisugune ootamatult mingi rekord minust, et kõige hilisem, kas MM-i play-offide ajaloo kõige hilisem normaalaja võiduvärav, mingi süke rekord kuskilt jäi silma nagu, et neid igasuguseid kõigemaid tuli nagu päris kamaluga sinna. Brasiilia polnud ka miskit 40 aastat võitnud MM-i play-offi mängu, kui nad esimese poole kaotavad. Nii et seal oli sellest plokist Ancelotti abiga saadi küll. Ja Jaapan endiselt, plokkidest rääkides, Jaapanil on endiselt ju see, et nad pole MM-il mitte ühtegi play-offi mängu võitnud mitte kunagi veel, et nad on alati seal, nad on viimasel ajal ongi see muster on täpselt selline, et nad alagrupist saavad edasi, mäletame eelmist MM-i, kui keerulisest alagrupist nad panid sealt võitjana edasi, ikka langesid esimesel tõkkel ära. Ei ole nagu üldse niisugust tunnet, et nad poleks võitnud, ma ei tea. Proovid meenutada, siis tuleb küll niisugune tunne, et nagu oleks kunagi kuskile kaugemale veel pääsenud, aga kui sa niimoodi ütled, siis ju ma mõtlen, eelmine MM võib-olla on see, mis selle tunde tekitab, sest seal oli ju Jaapan oli neil alagrupis ja keegi kõva oli veel ju, kelle ees nad selle alagrupi ära võitsid lõpuks, kas Hispaania äkki või? Ja siis tundus, et nad nüüd lähevad, aga siis ikkagi langesid kohe välja, et Jaapanil mingisugune kummaline plokk on, aga see mäng oli osaliselt seotud ka vist sinna särgiga, mis sul seljas on täna. Panid tähele? See särk on Robert Griffin kolmas. Jah. Mees oli mängu vaatamas ju. Seda magasin maha selle näitamise. No võtta, aga Eesti üks kuulsamaid NFL-i mängijaid, jah. Robert Griffin kolmanda panin ikkagi Ameerika soccerballi auks täna selle särgi selga. USA mänguni veel jõuame, jõudsid taas kord edasi, aga soccerball nagu seal käib, 4 veerandajaga jalgpall, et panin ikka selle auks ja muidugi Eesti mees. NFL-is oli üks säravamaid mängijaid, nii et ei, tema ja Grete Griffin siis mingi sotsmeedia oli, kus nad näitasid, jah, käisid seda sama Brasiilia Jaapanit just käisid vaatamas, et huvitav kokkusattumus, kui see niimoodi juhuslikult oli. See oli juhuslikult, jah, aga hästi valitud mäng nende poolt. Jah, tõesti, ägeda mängu said ja ma ei tea, mis me sellest Brasiiliast sellest suhtes arvame, et kas seal ikkagi on see Ancelotti mingisugune reaali maagia nagu kaasa tulnud, et sa ei pea hästi mängima, aga kurat, nad ikka saavad edasi. Ma ei tea, ma nagu millegi pärast sellesse Brasiiliasse ei usu. Ma ei tea, ma pole näinud neid mingeid Ronaldinhosid ja asju ise nii-öelda mängimas, aga see, mis kunagi oli, see, mis praegu on, see on ikkagi hale vari sellest. No on, ma ütlen, me mingis saates ka rääkisime, et kui sa Brasiilia koosseisu ette võtad, siis need klubid kuuluvused, nagu, see ei ole nagu Brasiilia vääriline kuidagi siuke tunne, et see Brasiilia mingisugune siuke kuldne oreool seal ümber nagu ei tundu, et peaksid sul mingi Venemaa liiga mängijad seal olema, et see tundub nagu siuke kokku kraabitud sats natuke, seal on samas, eks ju, väga, väga häid mängijaid, aga kuidagi see üldkompott ei tundu päris nii tugev, et nad kindlasti võiksid võita. Jah, aga mängus nad on sees aga nagu on arvata olnud, siis ikkagi äärekaitsed jäävad neil natukene lahjaks, äärekaitsed rünnakule mingit käiku juurde ei anna, et seal natukene jääb seda puudu. Keskelt on nad need asjad päris hästi käima saanud, rünnakul, kui suudetakse, see on natukenegi ruumi tekitada. Vinicius näitab ikka täiesti ebareaalseid liigutusi.
ma pole varem näinud, keegi sellise lööksöödu suudab õhust võtta välisküljega 3 meetri pealt jalge vahet läbi ja siis kogu see soolo seal lõpuni ja siis läks posti, et see oleks üks uskumatu värav olnud, et Vinicius on ikka väga hea soos seal ja et neil on võimalus ja mõnikord selline nii-öelda kokku klopsitud, kus oodatakse vähem, võibki üllatada, et kui kõik on seal tippklubidest ainult võitnud, et mõnikord need ei toimi. Kui on niisugune kraad madalam, oodatakse vähem, aga kooslus sobib hästi kokku, sealt võib midagi ilusat kokku tulla ja muidugi Ancelotti suurepärane treener sinna etteotsa ka, nii et Brasiilia ei ole üks favoriitidest, aga on mängus sees ja on kõik võimalused olemas ja võib-olla sobibki paremini neile selline üllataja olla. Kus siis jah, ma mõtlen, nagu kas brasiillased ise tunnevad seda, nagu neil survet just ka peal ei ole, sest ma kujutan ette, et see mingisugune 200 miljonit seal Lõuna-Ameerikas, see on ikkagi ootab, kui sul on 5 tiitlit, siis sul on võit või mitte midagi. Nagu. Ma ei tea, ma arvan, et nad ise ka endale mingil määral ikka teadvustavad seda, et neil ei ole ju praegu nagu nii kõva koosseis, kui sul on Danilo põhikoosseisus, see ei saa ju nagu kõva Brasiilia vunt olla. No mine tea, see teekond vähemalt siis poolfinaali neil on selles suhtes selge, et nad Norraga lähevad nüüd järgmises ringis kokku ja sealt Brasiilia Norra paari võitja läheb siis kokku Mehhiko-Inglismaa paari võitjaga, eks ju, et näiteks Norra ja Mehhiko, Brasiilia on ju kõigis nendes mängudes ikkagi soosik, on ju, või mõlemas mängus on, sest Mehhikoga see veerandfinaal oleks juba Miamis, mitte enam Aztekal. Aga Inglismaa võib ka sealt üllatada muidugi. Inglismaa võib seal mägedes üllatada küll, aga jah, Brasiilia teekond on selle mõttes mõistlik, aga siin play-offid näitavad, et siin isegi 1-16 finaalides eeldatavalt tugevamad ikkagi, kõik peavad kõvasti pingutama, et siin ainukene Prantsusmaa on suutnud veenva võidu võtta endast eeldatavalt nõrgema Rootsi üle, aga Rootsi, kuidas üldse MM-ile sai, nad jäid oma MM-valikgrupis viimaseks kogu see asi, üldse, et nad said sinna play-offi, oli juba korralik ime ja nad MM-ile jõudsid, et ma arvan, et see ei olnud õige, see nii-öelda taseme näitamise koht Prantsusmaale, et siin nende proovid ka nüüd järgmistes voorudes alles tulevad ja Rootsi oli võib-olla et kõige nõrgem tiim seal play-offis. Aga ma ei tea, kas varem on üldse niimoodi olnud, et suurtel on nagu väiksematega nii keeruline, et nagu just nii paljudel suurtel on keeruline väiksematega? Varasematel Eks ma arvan, et see praegu on nii väikese valimi pealt, et seda on nagu raske öelda, kas see on mingisugune ajalooline pretsedent või mitte. Mul nagu endal ei ole sellist tunnet, et veel oleks nagu mingisugune uskumatu asi, aga ütleme, võtame selle Saksamaa Paraguay mängu ette, mis võib-olla kõige ühepoolsem vastasseis võis isegi tunduda enne seda play-offi algust, aga näed, võta näpus, Paraguay kannatas kõvasti, tegi selle mängu selliseks endale sobivalt koledaks, eks ju, mingisugused sellised päris karmid vead vahepeal, aja venitamised, täpselt mängis nendele tugevustele või vajutas neid nuppe, mis nad pidid vajutama ja Saksamaa ikkagi kuidagi jäi mingis mõttes pehmeks. Okei, me saame rääkida sellest, et neilt oli see lisaajal, eks ju, võeti ebaõiglaselt värav ära, mis mina ei ole kaugeltki Saksamaa pooldaja, mul on eluaeg kuidagi Saksamaa ebaõnnestumised, ma olen neid pisaraid nagu joonud, on ju, aga isegi mina pean tunnistama, et see värav, mis neilt ära võeti, see oli ikka tohutult pehme otsus, et mina ei oleks niimoodi seda kohtunikuna teinud, eriti siis veel nagu varri ka ümber pööranud, et okei, see oli ju, kohtunik ju alguses andis värava ja siis varriga pööras ümber, on ju, mitte et varr oleks kinnitanud kohtuniku otsust. See on tõesti senise MM üks uskumatumaid otsuseid, ise ka suur Saksa jalgpalli mitte fänn alati olnud ja nende nii-öelda ütleme, et loodan alati, et neil ei lähe hästi ja pean ka mina tunnistama, et seal tõesti võeti see värav käest ära, et uskumatult pehme ja seal väravat ise komistab seal välja, komistab jõuab püsti tagasi, väga ei mõjuta isegi mängu, seal ei tea, kuidas näiteks selline asi võeti ära ja siis kas siis Inglismaa Ghana, kus Ghana ei saanud penaltit, et sealt ei anta penaltit, et siuksed et muidu mulle väga meeldib see vilistamise joon MM-il, kohtunikud on väga hästi tegutsenud, aga nagu tippjalgpallis ikka, siis siin-seal need kõige tähtsamad otsused just juhtub ka MM-il, tuleb ka siin paar nii-öelda skandaalset ja sellist väga keerulist ja ka valet otsust sisse, see on lihtsalt jalgpalli inimesed otsustavad, seda juhtub, aga muidu mulle see MM-i kohtunike joon väga meeldib, mulle tundub, et on ikkagi võetud Premier League'ist indu, et kuna Premier League on kõige parem jalgpallitoode müügi ja selle koha pealt ja seal on jõulisem liin, siis ka nüüd MM-il FIFA laseb ka jõulisemat liini, kergeid vigu ei anta, kergeid kaarte ei anta, väga jõuliselt mängitakse ikka, mängijad vahepeal imestavad, et oota, sest see siit ka viga ei tulnud. Aga see on ka kõik, teeb mängu paremaks, kiiremaks, tempo on üleval,
mängijad lähevad ise ka vähem sukelduma, kuna nähakse need asjad läbi, et mulle see üldine kohtunike ja vilistamise joon MM-il on väga positiivselt üllatanud. Jah, no selle sama mängu lihtsalt juurde tulles, sakslased ise ju ei ole isegi väga nagu süüdistanud neid kohtunikke selles, nii palju kui ma seda saksa meediat vahepeal nagu natuke sirvisin, et pärast ikka Nagelsmann ütles, et see on ju ma mõtlen saksa just meedia nagu, et Nagelsmann saab rohkem kui kohtunik, jah, et see pigem nagu vaadatakse Nagelsmanni otsa, et kes nagu seal on mingid lood juba välja tulnud, kuidas tal ikkagi see kogu see staff, kes tal kokku pandi, olid tema nii-öelda yes-manid, on ju, et seal ei olnud nagu kedagi, kes talle nii-öelda positiivses mõttes vastu julgeks vaielda või vastu vaidleks, on ju, et seal ei suudetud ikkagi sellist korralikku, ütleme, seal mingi süüdistus, mis tema suhtes on läinud, on see ka, et ta nagu üritab asja liiga, üritab seda võistkonna mängu nagu liiga nii-öelda endast, teha asja nagu kõik, et ma jooksin nüüd päris sassi. Kuidas nüüd seda öelda? Ühesõnaga, treener üritab teha niimoodi, et tema otsused on need, mis nagu muudaksid seda asja. Ta teeb nagu selliseid julgeid otsuseid, hästi julgeid otsuseid, aga ta lõikab nendega näppu ikkagi lõpuks. Et igasugused Musiala pingile jätmine on ju, Undav ju ülihästi töötas vahetusmehena, nüüd alustas 0 on ju, ja lõpuks see mäng ei toiminud niimoodi, nagu ta pidi toimima. Et selles suhtes Nagelsmanni poole vaadatakse päris palju. On Rudi Garcialt õppust võtta. Eile ma polnud ainuke, kes vaatas, mõtles, uskumatu, siin põhimõtteliselt Belgia kapituleerub juba ja lõpuks Belgia on 8. finaalis, ma ei tea kuidas, aga me kõik nägime ja teame kuidas, aga mõnikord need asjad toimivad ja Undav ja Havertz väljakul, see asi ei toiminud üldse. See oli kohutav, see Undav ongi lihtsalt pingipoiss, kes tuleb mängu, lööb sul 1-2 ära. Tal nagu väga... Tõost on räägitud ka, ta ei ole nagu selline süsteemimängija, ta on selline X-faktor, kes võib sul tulla nagu sisse ja muuta mängu, aga ta ei ole selline, kelle peale sa nagu oma mängu ehitad, et kuidagi nagu samas nagu treeneri vaatest ei saa nagu otseselt ju ka ette heita, kui mees on nagu löönud sul vahetust löönud sisse, siis mingil hetkel sa ju selle põhikoosseisu koha justkui nagu võiksid välja teenida, et kus see nii-öelda tasakaal siis on selle vahel, et kas ta on hea vahetusmängija või ta on nii hea mängija, et ta lööks ka põhist väravaid, eks. Aga mulle meeldib näha seda, eriti just koondisjalgpallis, et on siin paarkümmend aastat katsetatud, erinevaid kõik peatreenerid on proovinud, aga lõpuks madala ploki vastu ainuke asi, mis aitab, lihtsalt vii need senderdusi kasti. Vii see pall kasti, pani Saksamaa ainult senderdusi, pani Brasiilia ainult senderdusi, Inglismaa mingi hetk läks ainult senderduste peale, et keeruta, mis sa keerutad, seal võib-olla Pepp oma tippmeeskondadega suutis seda madala plokki teistmoodi lahti arutada, aga muidu sa ei saa sealt tihedast plokist, eriti tänapäeva organiseerituse ja nende füüsiliste tasemetega, mis kõik on juba nii ühtlaseks läinud, et seal lõpuks on lihtsalt see enamus sinna taha posti tekitada, mass sinna ja pall sinna ja selle pealt lõid Saksamaa, lõid Brasiilia, et seal et väga huvitav näha, et ikkagi mingid jalgpalli põhitõed hoolimata ajastutest ja kõigest endiselt on samad. Jah, me peame sellest penaltiseeriast ka rääkima, sest see oli ka ikkagi paras draama, et sul on Paraguay põhimõtteliselt juba võidus kinni, 2 väravaga ees on ju, löö sealt üks löök 2 sisse ja oled edasi, aga ei suudeta kumbagi teha, on ju, Saksamaa tuleb tagasi, Neuer teeb seal supertõrje, tundub juba, et Saksamaa ikkagi tuleb sealt trammi alt välja ja siis sakslased ei suuda leida, kes nagu seda 6. penaltit läheks. Ja siis sul Jonathan Tah keskkaitsjana lööb selle täiesti üle väravalist. Ma räägin, ainuke mees... Kes vist ei olnud ühtegi penaltit varem oma karjääris löönud? Minu meelest ei olnud. Ma nägin mingit videot, kuidas Kimmich käis seal ringi, küsis inimeste käest, kes tahab lüüa. Ja siis lõpuks nagu Tah oli see vend, kes selle vastutuskoorma enda katta. Kas see sellisel tasemel isegi on niimoodi, et sul pannakse, ma ei tea, ainult esimesed 5 kokku või lepitakse kokku, kes löövad ja siis üle vaba kava? Ei ole reaalne, ma tahaks uskuda, et ju kõigil on mingi järjekord ikkagi paika pandud, see ei ole sellisel tasemel, see ei ole reaalne. See tahaks ka teada, sest tõesti 6. seerias ei tohiks olla juba siuke vend seal rivis, keda sa pead käima otsimas, kuule, kes teist 5 julgeb lüüa, ja mingi tänada, ei, sorry, ma ei lähe. See ei ole ju ebatavaline, et 6 löögini läheb, see on suhteliselt nagu, ma ei tea, ei ole protsenti välja vaadanud, mitu penaltiseeriat tavaliselt lähevad nagu 6. voorini välja, aga see ei ole ju midagi nagu väga ebatavalist. Saan aru, 9. või 10. lööja ongi siuke, lihtsalt ei sobi või mis iganes. Sul läheb ära vaata vasakkaitse lööma, aga... 6. võiks, aga eile vaatasin ka huvitavat statistikat selle kohta, et kui muidu MM-idel normaal- ja lisaaegadel löödud penaltid
on 78% sisse löödud läbi mingi viimase 40 aasta. Suht siuke tavaline protsent. Täiesti tavaline nagu ikka ja noh, need on siis nii-öelda esimesed lööjad. Aga penaltiseerijate protsent on 68. Iga kolmas vend lööb mööda. See on ikka päris mäng. See on närvide mäng, seal on lööjad, kes muidu ei löö penalteid, kogu see asi jookseb kokku ja noh, numbritest on väga hästi näha ja see MM ju ka seal mingid penaltiseerijad olid 50% löödi sisse, nii et põnev asi, see penaltiseerijad seal lõpus ja ei saa seda ainult õnnemänguks, ei saa seda kuidagi lugeda. No ma lihtsalt ütleks ära, et Saksamaast ei ole üldse kahju. Kahju on mul lihtsalt 40-aastasest Manuel Neuerist, kes oma koondise karjääri teistkordselt niimoodi sellise kurva noodiga nii-öelda lõpetab. Ei no mis siis ikka, Joshua Kimmich on oma karjääris siis ei ole nii kaugele kordagi MM-il jõudnud, kui on Promis David jõudnud, nii et see Saksamaa ja Itaalia nagu krahh viimase 3 MM-i jooksul on nagu muljet avaldav, et kumbki pole ju jõudnud mitte kordagi siis 16 parema sekka, ei Saksamaa ega Itaalia. Sa mainisid korra Kimmichit ka. Itaalia pole 32 parema sekka ka jõudnud. Itaalia pole seda ka teinud. Sa mainisid Kimmichit ka korra, minu meelest oli üks see mees, kellel mäng nagu üldse välja ei tulnud. Nii palju, kui ta neid standardeid ja lihtsalt palle kasti lasi, no täiesti ebaõnnestunud kõik. Ja noh, Kimmich paratamatult mingis mõttes selle nagu põlvkonna postripoiss Saksamaal on, tema ajastul ei ole Saksamaa jõudnud mitte kuskile MM-il, et see on ikkagi, kui ta nüüd ühe tsükli veel peaks kaasa tegema, ta on vist, mis ta on, 2-3 midagi sellist või? Võiks olla. Maksimaalselt, jah. 94 sündinud, 94 või 95 äkki sündinud, et natuke siis võib-olla noorem, aga et see järgmine on selline nii ja naa, et kas ta mängib nii kaua sellisel tasemel? 95 sündinud 30 aastane. Mängib küll. Mängib, jah. Aga kas ta 4 aasta pärast on nagu Saksamaa koondises endiselt põhis või? Ta mängustiil on siuke, et ta ei tohiks sellist suurt kukkumist tulla, ta nii-öelda füüsilise peale nii palju see asi pole rajatud, seal on kõik muud faktorid on domineerivad, nii et kui ta Bayernis on põhis, siis ma usun, et koondises ka põhis ikka. Aga jah, Saksamaal kindlasti mõtte koht jälle, et kuidas see asi nagu jälle valesti läks MM-il. Aga Paraguay edasi ja Paraguay Paraguay tundus nagu nendest edasipääsjatest üks kõige nõrgemaid, et see, kuidas nad seal alagrupis ikkagi USA-lt said ju ikkagi suurelt tappa, Türgi vastu kuidagi nagu punnitsid selle võidu ootamatult välja, et see nagu mitte mingisugust ootusi nende suhtes ei olnud, et nüüd läheb Prantsusmaaga kokku ja seal võib ikka veriseks minna. No väravad Saksamaa vastu tassis, miks mitte tassida ka Prantsusmaa vastu? Seal on vähe raskem, aga ega nad MM-il said ka Lõuna-Ameerikast päris napilt, et seal ei olegi suurt ootustega tulnud, on juba ennast ületanud ja see kirg ja see Lõuna-Ameerika jalgpalliterrorism, mida nad seal väljakul pakuvad, see on imetlusväärne, seda tuleb hinnata ja see on äge ja see annab kõvasti värvi juurde. See on ehte Lõuna-Ameerika DNA, kõik need sellised tumedad kunstid on, mis seal kasutusele võeti ja see kõva. Äge oli vaadata, et hea meel, et ei olnud Saksamaa fänn, ei pidanud seda mängu niimoodi vaatama, et see on ikka päris suur närvipinge olnud. Aga jah, sellel ööl vastu teisipäeva siis nähti ju teist penaltiseerijat ka veel ja seda siis Hollandi ja Maroko mängus. Ja teist mängu järjest siis Euroopa tiim kukkus välja ja see Hollandi MM-i seeria on ka ikkagi päris šokeeriv või muljet avaldav, kui sa niimoodi vaatad. Nad on 23 mängu järjest MM-finaalturniiridel, alates siis sellest, kui nad kas 2006 välja langesid äkki või. 23 mängu järjest on kaotusetta MM-il normaalajal, aga nad ei ole mitte midagi, nad on ühe finaali saanud selle jooksul. Et nad on iga kord suutnud alagrupiturniiri enam-vähem puhaste paberitega võita ja siis kas lisaajal või penaltiseeris kaotada. Ja ainus nii-öelda lisaaja kaotus selle jooksul ongi see 2010 MM-finaal, selle 23 mängu sees, et see võid positiivseid asju kaasa võtta, võid mitte võtta, Kuumann vist juba läks, eks ju, et nii-öelda pani ameti maha, et seal Marokole kaotamine või allajäämine või viistamine ei ole kindlasti häbiasi, aga Hollandi ootused selgelt suuremad. No kui vaadata, kus klubidest need Hollandi mehed tulevad, mis mängu nad seal teevad ja siis ma juba eelmised korrad, iga kord olen siin Koemani vastu kriitiline olnud ja sellega läks täppi ka, et Holland ei näidanud veenvat mängu sellel turniiril ja Marokoga ka. Ise ennustasin ka seal Sokkernite ennustus, et see mäng jääb 1-1,
arvasin isegi Maroko on kerge favoriit ja no Maroko oli parem meeskond seal väljakul ja lõpuks läks muidugi penaltite peale, see Holland jaoks isegi hästi, et nad nii kaugele jõudsid, aga Maroko oli tugevam ja Holland tõesti Koemaniga kindlasti ei suudetud oma koosseisust isegi mitte midagi maksimumi lähedal välja võtta, et nad ühe korra seal Rootsist üle sõitsid, see oli niisugune väike välgatus ja lihtsalt Rootsi oli väga nõrga kaitseliiniga meeskond, keda sai nii-öelda lihtsa vaevaga ribadeks tõmmata, siis Hollandi fännidest selles mõttes kahju, Eestis neid ka palju on ja on Holland häid emotsioone aastat läbi pakkunud, aga sellel turniiril aga mitte viimasel ajal, sest kui sa võtledki, ütleme, kui me võtsime Kimmichi põhjal, siis ütleme niisugune Van Dijk'i põlvkonna Holland, eks ju. 2014 oli see, kui Holland sai MM-il 3. koha, ütleme sealt alates algas siis see Van Dijk'i ajast, 2016 EM-ile ei saadud peale, 2018 MM-ile ei saadud peale, 2021 siis EM-il langeti 8-finaalis, 2022 MM-il langeti veerandfinaalis, 2024 nüüd EM-il oli ainus selline natukene sähvatuse moodi asi, jõuti poolfinaali, aga nüüd ka ju 16. finaalis kaotuseks, siis mitte midagi sisuliselt näppude vahele pole jäänud. Ja satsi vaadates peaks nagu palju rohkem ise ma hoidsin ka räigelt pöialt neile, sest mulle nagu see koondis ja kõik need mängijad räigelt meeldivad, aga tõesti tundub, et tuleb lihtsalt lõpuks peatreeneri otsa vaadata. Jah, väga võimalik, samas see penaltiseeria loteriida nüüd ei ole, aga teinekord võib hoopis teistmoodi minna, seal oli ka ju mõlemad tiimid eksisid ikkagi päris oma jagu, see ilmselt tõmbas seda protsenti alla, see seeria seal on ju, see Verbrugeni penaltiseeras oma väravat, ma pole ka ammu näinud, et see põhimõtteliselt oli ju, ta tõrjus selle ära juba ja siis lükkas nagu jalaga veel sisse. Kannaga tõmbas omale ja sellega oli kavatsen huvitav statistika viimasest umbes 15 penaltiseeriast MM-il 13 korda alustav meeskond ei ole võitnud. Aga mitmest? Viimasest 17-st 15 või 15-st 13 või mingi ulme. Aga enne seda oli ta teistpidi kaldu, ehk siis viimase mingi 35 seeria peale on, põhimõtteliselt 50-50 on paika loksunud, aga nüüd viimasel ajal alustav meeskond kuidagi ei saa, aga ma ei saa üle ega ümber sellest Bono penaltitõrjest Summervilli vastu. Paljud võib-olla ei saanud aru või nagu ma lasadega rääkinud, nad pole just aru saanud, et see ei olnud, Summervilli löön mingi keskele või kehva lööki, ta oli sinna keskele ja ristnurga vahele üles latti alla täpselt värava katusesse, mis on alati sees olnud. Ma kusjuures turniiri jaoks mõtlesin ka, et huvitav siukseid Lampardi stiilis penalteid ei ole väga näinud, nagu see keskele nurga vahele ülesse. Väravat jääb keskele, ta ei tõrju ära, väravat läheb nurka, ta ei tõrju ära. Et need on nagu alati sees olnud, Summervill pani suurepärase löögi, polnud ka nõrklöök ega midagi. Bono, ta ei hüpanud nurka, ta jooksis nurka ja jäi püsti. Ma just tahtsin Futsali penalti tõrje, tegi värava pooleks lihtsalt ja valis selle ära, et väga huvitav taktika lähenemine, nagu ta oleks seda nii täpselt ette teadnud, et siukest asja pole sellisel tasemel väga näinud, aga see on see suund väravahtida natukene. Nad on aru saanud, et paljud lööjad ikkagi, nad valivad nurga ära ja nad ei vaata seda väravahti. Sa võid minna seal päris palju varem sinna nurka juba ära, et tegelikult nad ei vaheta löögi ajal seda, need lööjad on vähe, oleneb ju lööjast ka, et väravad ju teavad, kes on need, kes vaatavad rohkem, kes on need, kes panevad silmad kinni. Et seal võib varem ära minna ja ta tõesti enne lööki juba tegi selle hüppas selle sammu sinna, aga siis ta ei alla, vaid jäi püsti lihtsalt. Ma ei ole siukest asja varem näinud. Ma nägin, mul jäi ka see silma ja ma mõtlesin ka just, et kas sina penaltieksperdina panid seda tähele ja väga tublid panid, on ju. Et ma lugesin ka mingit analüüsi selle kohta, et põhimõtteliselt ongi see, et sa väravahina teed nii-öelda värava pooleks enda jaoks, nagu sa ütlesid ka, on ju, sa valid ühe poole, sa hüppadki nii-öelda enne hetkene löök, hüppad sinna niimoodi sammu ära, niimoodi, et sa võtad nii-öelda ühe selle poole enda peale ja siis usaldad oma reaktsiooni, on ju. Mitte, et sa ei lähe nii-öelda aimama, vaid hüpadki paika ja siis üritad kas ülevalt kätega või alt jalgadega ära võtta selle, on ju. Ja see antud juhul nagu töötas suurepäraselt. Ja teine asi, mis ma seda penaltiseeriat vaadates nagu panin ka tähele, et Verbruggen on vaata selline väravat, kes nagu ei teinud mingisuguseid trikke seal väravas või tema nagu oli selline rahulik valge Põhjamaa mees seal, tegi oma tööd, on ju, aga Bono oli see, kes seal iga löögi ajal ikka mingisuguseid tõmblusi ja asju seal tegi ja lõpuks ikkagi, nagu me nägime eelmisel MM-il Martinese puhul, need sellised väravahid ikkagi kipuvad neid seereid ära võtma. See toimib, täpselt samamoodi tegi Paraguay väravat, see kill ka, ta mingeid liigutusi kogu aeg tegi, järelikult peab toimima siis. Või ka see Messi penalti eksimus, vaatasin, see tundus ka siuke, et Messi nägi viimasel löögi hetkel et väravat läheb sinna nurka, kuhu ta lööb.
ja siis tahtis natukene seda jõudu panna veel peale, et panna sinna täpselt küljevõrku, kuna muidu väravat tõrjub selle ära ja siis lõigi palli peale natukene ja lõi väravast mööda, et see tundus ka siuke, et ta viimasel hetkel pidi veel nagu natukene panema jõudu juurde ja see ongi need väravate liigutamistega ka, sul see segab seal taustal, sa näed seda kogu see, ta natukene võib süsteemi sassi, kui sul ei ole kindel otsus või asi seal täpselt paigas plaan, et silmad kinni ja hetkel näed, et ta läheb sinna, kui sa hakkad lööma, see võib natukene mingit refleksi või mingit instinkti muuta küll, et ma ise olen ka pigem toetan seda, et väravahid mingit pulli seal väravas teeksid. See segab, häirib niikuinii, kas teadlikult, alateadlikult? Kus seal oli Inglismaa madalamas liigas või see vendaks penaltit tulema, pani palli paika, vile käis ja siis väravat jooksis lihtsalt väravast välja, lõi palli lihtsalt minema. Ühe korra saad niimoodi teha, nii? Võitis kollase ja lihtsalt ajas kõik kettasse, et ma ei tea, siuke kino mulle meeldib. Ei, need igasugused sellised, ma ütlen, need tumedad kunstid, ma naudin nende vaatamist, eriti kui on siuke, saad neutraalselt vaadata või oled selle poolt, kes neid kunste nii-öelda harrastab seal. Et jah, ma mõtlen, penaltiseerite, penaltite puhul need tasub niimoodi nagu vastase jaoks ära rikkud, et kui sa lähed niimoodi sinna nagu läksid, ma ei tea, sakslased nagu läksid hollandlased, et me läheme lihtsalt lööme oma penaltid ära tuima näoga, siis sa annad oma eelise käest ära, on ju. Elevandid versus Norra oli järgmine mäng, mis siis penaltid ei vajanud ka lisaaega ja Norra ikkagi läks sellele mängule soosikuna ja võttis oma võidu ära, kuigi seal Elevandid said ka ühe värava kätte, aga ikkagi see pidurdamatu jõud Erling Haaland 53 mängu 60 väravat Norra koondises 25 aastaselt, uskumatud numbrid ikka. See on küll uskumatu, et minu meelest keegi tegi mingit matemaatikat, võttis mingid numbrid arvesse, palju Haaland praegu löönud on ja tulem oli siis see, et tõenäoliselt võib teha üle ka Ronaldo selle mingi rekordi. Kui ta jätkab samas rütmis, mis on tegelikult ebarealistlik veits minu meelest. Kui sa mõtled, ütleme Eesti koondise puhul sa võid arvestada, et sul on aastas umbes 10 mängu on ju koondisel. Et mingid võtad võib-olla vahele, aga samas Norral tõenäoliselt tulevad suurturniirid ka sinna juurde, kus sa saad natuke mänge juurde. Ehk siis ütleme, kui me arvestame arvestuslikult 10 mängu aastas ja sa praegu lööd enam-vähem 1,1 väravat mängus on ju, ütleme, tõmbame selle isegi ühe peale, siis järgmise 5 aastaga saalt 30 aastaselt 100 mängu ja üle 100 värava juba. Et see Ronaldo rekord on tõsiselt ohus, oleneb lihtsalt kaua Haaland nagu jaksab või vastu peab. Ma loodan, tahaks näha küll, et ta saab Ronaldo on 145, mis on ka tõesti nagu 100 väravat enne täis, kui ta saab 100 mängu täis. See oleks äge saavutus, pluss nüüd on selles mõttes asi ju tehakse raskemaks ka, et need valikgrupid on ju ka aina siin muudetakse ja nii-öelda kääbustega naljalt enam mängima ei satu ja nõrgemate koondistega, et läheb veelgi raskemaks, aga seni pole vahet jälle, kes konkurents seal vastas on olnud. Haaland on, kuigi see võidu värav seal mängus, ma arvan, ma polnud ainukene, kellel seal südalöögi vahel jättis, see lihtsalt vaatad, hops kandikul on pall ees ja kuidagi tabab seda palli, aga palli ei liigu, vaheklubis liigub, vaatad, kes väravat päästab ära seal joone pealt, et uskumatu, et peaaegu ei pannud seda palli seal kandiku peal võrku, et niivõrd kehvasti tabas, aga täpselt piisavalt hästi, aga seda oli päris, ei arva, et 5 meetri pealt täpp-in, sa pool sekundit vaatad, kui see väravasse veereb, kui seal kaitsjad ja väravat on ka seal, et päris uskumatu võidu värav, et ta võis endal ka korra päris ära ehmatada. Samas, kui siuksed asjad sisse lähevad, see vastaste jaoks on eriti demoraliseeriv, et see agoonias vaatad, kuidas see pall läheb. Aga Norra siis, nagu me ütlesime, Brasiilia saab vastaseks järgmises ringis, ehk siis päris jällegi huvitav vastasseis, et jällegi, kui te natuke räägite, ma vaatan huvi pärast, mida räägivad meil Vivatbeti koefitsiendid selle mängu osas, et kui suureks soosikuks Brasiiliat peetakse, sest ma arvan, et Brasiilia natuke ikka tunnetuslikult ma ütleks väga, et Brasiilia nagu soosik on võib-olla koefide poolest küll, aga nagu lihtsalt puhtalt tunnetuslikult ma ütleks, et nad väga suured soosikud on. 1,87 Brasiilia, Norra 4,06, eks on soosik, aga mitte nüüd ülekaalukas. Aga ma arvan ka, et Norra, tegelikult nad ei ole niivõrd veenvat mängu ka näidanud, neil lihtsalt see ründamäng, nad on ära löönud enda võimalused, väga pikad perioodid, nii esimesel kui teisel pool ajal Elevandi Lurannika oli parem meeskond väljakul, väga 50-50 mäng oli see, et lõpuks siis Haaland otsustas ära 2-1 ja Norrale, aga tegelikult seal Elevandid olid täielikult mängus sees, esimene poolaeg vahepeal oli, Norra oli ju täieirgu rongi all, lõpuks tulid ise väravaga välja, täiesti uskumatu sooritus Nusa poolt seal, et lõpetasid, ütleme, et 20-minutilise Elevandi domineerimise lõpetas Norra väravaga. Et see oli ka väga, väga mängu muutev ja Elevandid näitasid head mängu ja Norra
nad väga ei kontrolli ja domineeri neid mänge, et tegelikult seal keskväljal, siin-seal midagi nagu neil jääb puudu, et Brasiiliaga ka huvitav näha, kuidas nad seal peale lähevad, aga samas Nusa on seal ääre peal, Brasiilia äärekaitsjad on lahjad, et seal on kindlasti käigud olemas. Seal võib väravaid päris palju tulla. Ma arvan, et koefitsiendid on selles päris ausad ja head. Brasiilia on kindlasti favoriit ja Norra, kindlasti paljud Eestis siit ollakse ja oleme Norra poolt, aga Norra on juba ennast ületanud, võib-olla nüüd see, et nad selle elevantide alistamisega said veel selle pingega maha, et nad on juba üle ootust ära teinud ja kogu rahvas on neil taga, et mul üks Norra sõber on iga kord kaadreid saadnud seal Norra rahvuskoondise staadionilt, on seal kõike vaatamas käinud ja puu püsti rahvast täis ja seal on ikka selline kogu riiklik pidu ja pillerikaar ja rahvas on nii kaasas, kui üldse olla saab. Et... sellel MM-il käib mingi siuke veider või siuke äge aura käib selle Norra koondise kaasas, kõik need fännid, kes seal selle Times Square'i ära täitsid ja staadionil teevad seda sõudmisasja koos mängijatega. Ma tahan kas selle sõudmisest rääkida. Ma oleks ka üks vend, kes tribüünil ei teeks seda. Mulle millegipärast ei istu see. Miks ei teeks? Minu arust see on veits ikkagi kringel minu jaoks millegipärast. Ma ei tea, ma ei oska kirjeldada miks, aga natuke kuidagi siuke... Võib-olla sa oleks see üks vend, vaatasin ka seal videofilmid tribüünil, kes tegi, üksi tuli pool sekundit, tuli varem. tegi varem ja siis kogu 1000 need tulid järgi, kogemata tegi varem, siis ta oli lihtsalt et see oli ka päris aga seda Norras teevad ka ja seal rahvustaadionil kõik mingid presidendid asjad teevad, kõik teevad kaasa seda minu meelest. See on niimoodi saab tulemusi. No see on ju esimene asi või mingi siuke asi, mis tõmbab rahvast kaasa pärast seda, kui oli see Islandi plaksutamine. Minu meelest vahepeal mitte midagi siukest pole olnud. Vähemalt ei meenu. Ma saan aru, seda ilmselt on kihvt teha, aga minul lihtsalt millegipärast kuidagi, ma ei oska isegi kirjeldada seda, aga see on cringe minu jaoks natukene. See on piiri peal ja natukene sealt ma arvan, kui see norrakas oleks, sa räägiks teist juttu. Ilmselt küll. Muidugi, jah. Aga ei tulebki uued asjad ongi mõnikord, alguses võib-olla võib kringel olla, aga sellest tundest tuleb üle saada ja see, ikkagi rikastab kogu seda kultuuri ja oli mingit uut liigutust vaja, kui Island enam tegusid ei tee, siis teised viikingid võtsid üle ja... No see on Eesti sporditeema võib-olla, ma ei tea, kas eestlased hakkavad seal mingi kettaheidet tegema siis tribüüni peal kõik koos või kui Eesti kuskile finaalturniiri saab, et see sõudmine oleks just mis Eestile ka oleks sobinud seal Hendrik Said ja Jämsad ja Leonid Kuulovid ja asjad. Suusatama paaris tõugetega. Jah, hopp on ju, jah. Päris hea. Ei, aga sa saad ju aru, mille pärast see on ju viikingi laevaga sõidad ju. No jah, ma saan aru, jah, aga meil on ka siin igast viikingi laevu olnud ja ma ütlen, meil kuulsad sõudjad on meil nii et Wikipedia on täis, aga Meil leiti ka Salmelt viikingi laev, me võiks sama liigutust teha. Aga eestlased peaksid välja mõtlema, mingid veerpoolu vahelduvad või midagi seal see paaris tõugete teema on võib-olla tõesti päris Otepääl peaks ära katsetama võib-olla seal laskesuusa MM-i ajal. Meil pole millegi puhul teha seda väga seda... Ei mõtle, laskesuusa MM, seal saab ära katsetada, seal on natuke rohkem teemas ka, et sealt tõmbad käima ja siis siia A Le Coq Arena'le ka. Läheme siin Gibraltariga mängima ja pannakse hoog sisse. Aga jah, Norra Brasiilias oodatakse väravaid, ma vaatan neid samu koefitsiente siin, et see, et mõlemad tiimid löövad ära, on 1,65 ainult näiteks, et MM-i play-offis ikkagi päris väike koefitsient selle kohta isegi. Et jah. Aga korraldajatel läheb endiselt hästi. Mehhiko-Ecuador. Mehhiko võttis sealt võidu ära ja ikkagi päris kõva allis on see Aztekal mängimine, kuigi nad said vastaseks Ecuadori, kes on veel kõrgemal harjunud mängima, et selles suhtes see tasandus natuke ära, aga Mehhiko fännid seal ikkagi andsid ka endast kõik, et öö läbi seal Ecuadori mehi üleval hoida, et see ilutuvestiku eelarve võis seal päris korralik olla, et see öö läbi niimoodi kestis seal, aga ma ei tea, kas see toimis või mängis kaasa või on Ecuadoril ikkagi kõrvatropid on varustes sees, aga igatahes ära nad selle mängu võitsid ja edasi 16 sekka läksid ja Mehhikol endiselt on 0 taga tervel turniiril. Mehhiko tõesti üheks suureks tugevaks mustaks hobuseks saanud, et võib-olla mu enda isiklik viga, aga kuidagi radari alt väga sujuvalt läbi läinud, et see esimene mäng Lõuna-Aafrikaga 2-0 seal võitsid, süke kindel tavaline võit, seal teised võisud ka kindla mänguga, mitte kõige võib-olla meelelahutuslikum, kangutasid need võidud ära. Nüüd väga tugeva Ecuadori vastu, väga korralik, ka kindel võit, väga hea mäng, pandi seal Ecuadori käigud ikka väga hästi kinni ja näidati võimast mängu ja järsku on
kaheksandikfinaalis ja Inglismaaga saavad ka kodustaadionil seal 2200 meetri peal mängida. Inglastel ainult paar päeva aega kohaneda, millega ära ei kohane, nii et Mehhikul on kõik kõrvaltropid on müült ära korjatud ilmselt. Mehhiko on mängus sees ja on üllatanud kindlasti positiivselt, et ma arvasin, et nad grupis saavad edasi, aga siin suuri ootusi Mehhiko veel ei vande, viimased aastad ei ole neil nii säravad olnud, on isegi USA-l seal järjepidevalt alla jäänud ja ei ole enam siuke, kui vahepeal Mehhiko oli alati siuke väga tugev musthobune turniiridel, siis pigem sellele turniirile tuldi nagu väiksemate ootustega, väga palju koduliiga mehi, vähe superstaare, kogu sellised, aga see punt on toimima saadud ja kodune MM tundub nendele ikka tõesti täiesti teistsuguse mineku andnud, samamoodi ka USA-le ja Kanadale, seal on tõesti lahe näha, kõik on 16 parima seas ja üpris kindlalt ja teenitult ka, nii et korraldajariigid on mängus sees ja suure tõenäosusega vähemalt üks jõuab veerandfinaali ka, nii et seda on põnev näha ja Mehhiko-Inglismaa mäng tuleb põnev, vaatasin just, lugesin ka, et seal on 2 taktikat, kuidas nende kõrgete mängudega on, et kas sa lähed palju varem kohale või sa lähed täpselt enne mängu kohale, aga Inglismaa ei saa seda teha, FIFA reglement on 48 tundi, enne peab olema meeskond kohal, ehk siis nad jäävadki sinna kõige kehvemasse nii-öelda auku ja siin Eesti koondise mängijad ka käisid just seal Rwandas mängimas ka mingi 2 kilomeetri peal. Ei, see oli 1400-1500. Ja see juba mõjutas kõvasti, tegelikult kui sa ei ole sellega harjunud värki, et see võib jätta päris tugeva pitseri ja seal Inglismaal on, ma arvan, tähtis hästi alustada ja seal ise juhtima minna, mitte hakata seal taga ajama, muidu mingi hetk võib tost tühjaks saada, kui Inglismaa saab seal mängus juhtima, Mehhiko laseb lõpuks esimese värava, siis on Inglismaa käes trumbid seal kaitsta, osatakse väga hästi ja kaitsjad on tugevad, aga kui Inglismaa peaks seal taha jääma, siis Mehhiko on väga mängus sees ja on ikka väga, väga positiivselt üllatanud see MM. Siin saab Veerpalu juurde tagasi tulla, seal on inglastel mingit talpimaja vaja seal hotellis või baasis korraldada. Ma ei üldse ei välista mingid sellised variandid. Ma ei kujuta ette, mis sporditeadust seal hakatakse kasutama, aga kindlasti seal võetakse kõik variandid kasutusele, millega natukenegi ennast lähemale sinna õigesse konditsiooni tuua. Jah, ja jällegi koefitsiente vaadates Mehhiko 3,0, Inglismaa 2,5, ehk siis see on ikkagi väga-väga võrdset mängu oodatakse ja see tunne on ka selline, et ma isegi tahaks praegu isegi öelda, et Mehhiko on nagu kerge soosik isegi selles mängus, et mõtlen kogu seda kõrgust ja koduväljakut arvestades, et ja Mehhiko Aztekal ju ei... Puhkust on ka kauem olnud ja kõik, seal on tõesti väga kõik mängib nagu Mehhiko kasuks. Aga äkki see ongi, et seal on nagu Inglismaal on nii palju faktoreid, miks nad ei peaks võitma, siis äkki see mobiliseerib ja teeb Inglismaa elu just võib-olla lihtsamaks. Et kuidagi seda pinget või survet äkki on natukene vähem ja äkki alustuseks ei lase kohe endale väravad taha, et ei pea seal hakkama kangutama nii kõvasti, et vaatame, igatahes oivaline maiuspala tuleb ja vaatasin selleks. See on vist üks esimese mänge, kus peab kella 3 öösel vist algab, nii et ma arvan, et see on, et kui nüüd kella 2 olen nüüd vormi ajastanud, siin alagrupi mänge alustasin rahulikult, aina tõstnud koormusi, siis nüüd juba naljalt enne kella 2 magama ei saa, eile ka, Belgia venitas asja väga pikaks. Hommikul oli 8 teratus uuesti. Et see Inglismaa-Mehhiko mäng on juba siuke, mille pärast ma arvan, et tuleb pingutada. Ja kusjuures seal on veel selline oht, et sa oled üleval ja siis see mäng tuleb siuke natukene nagu munaveeretamine ka veel, et seal üks võib-olla ei jaksa ja teine ei oska nii kõvasti suruda, et oht on, et seal väga palju väravaid ilmselt ei lööda, aga Mehhikul igatahes viimane mäng Aztekal, sest veerandfinaalidest alates juba kõik Ameerikas. Aga Ecuador ka peeti ju mustaks hobuseks, see võit Saksamaa üle oli minu selle MM-i üks ägedamaid nagu elamusi vaadates seda, kui ägedalt, hingestatult Ecuador nagu mängis selles mängus, aga lihtsalt Mehhiko vastu seda püssirohtu enam ei jagunud, et läks nii, nagu mustade hobustega kipub aegalt minema igast türklaste ja asjadega, et ootused on suured, aga lõpuks läheb nii, nagu ikka. Prantsusmaa-Rootsi, seda mängu natukene juba enne puudutasime, aga Prantsusmaa nagu ikkagi tundub hetkeseisuga soosik number 1 kogu tiitlile vist, neid seniseid esitusi arvestades, et paganama hea on see ründearmada seal. Kõik teised suured on jätnud nagu mingid küsimärgid minu meelest õhku, aga Prantsusmaa on tõesti see, kes nagu mitte mingit küsimust ei ole jätnud. Okei, Rootsi pole nagu maailma kõige tugevam koondis ka, aga 3-0 ikkagi midagi näitab. Seal on ainult hüüumärgid, mitte küsimärgid. Neil ei ole ühte küsimärki, ma arvan ka. Mbappé, MM-ide Mbappé on maailma parim jalgpallur just, on ju.
ja noh, seal on veel Olise, kes paneb väravasööta seal 5 tükki vist, kas ta ongi vist juba mingisugust rekordit kordunud? Ta on poolel teel ja ütleme, et läbi aegade, kes seal juhivad 10 väravasööduga. Maradona vist oli mingi. Äkki Pele juhib, Messi on teine 9, mingi Maradona 3, 8, aga ala selline seeria. Ja Olise on ühe turniiriga võib-olla saab juba mehed kätte. Olise, ta on inglane, ta ütleb Olise enda nime kohta, siis ma vaatan, kommentaatorid on kõik kokku leppinud, see on Prantsusmaa koondis, ta peab Olise olema. Olise, korra. Inglased ka räägivad, kuivõrd raske on vaadata Prantsusmaa koondise paremuselt teist mängijat, kes on päritud seal Londoni mingist naabruskonnast ja räägib inglise aktsendiga, et Prantsa keelt ei oska. Tõeline talent neil kaduma läinud Inglismaa koondisel, aga see on tõesti millist mängu see rünnakul näitavad ja Saliba ja Upamecano keskkaitses, no tõesti uskumatud vennad jooksevad seal, kõik asjad jooksevad kinni ja jätavad palju omadele ka veel, et väga hea tasakaal on leitud ja kui enne turniiri oli Hispaania oli number 1 ja Prantsusmaa oli number 2 nii-öelda koefitsientide järgi, siis hetkeseisuga on Prantsusmaa on kindlalt väga suureks soosikuks tõusnud ja osadega ka räägid, osad juba ei näe, et mõni teine suur, kuidas nad peaks Prantsusmaale vastu saama, aga see on ikkagi MM ja siin play-offis võib kõik juhtuda, et siin medaleid kindlasti veel kaela ei riputaks, siin tuleb iga voor ikkagi kõvasti pingutada ja iga voor võib viimaseks jääda, siin mingid asjad ei joppa, siin MM, siin on nii palju neid play-off mänge, siin õnnefaktor ikkagi tuleb sisse, ole kui tugev sa tahad, et vaatame, aga Prantsusmaa see rünnak, see on ikka täiesti ebareaalne. Jutu kinnituseks jällegi seesama Viivatbeti leht on lahti veel ilusasti siin ja Prantsusmaa on siis tõusnud kõige suuremaks koefitsiendiks 2,9, siis nende võidu koefitsient, kusjuures tiitli koefitsient ainult. Argentiina on teine 5 ja siis tulevad Hispaania 9, Inglismaa 9,5 juba, et seal ikkagi Prantsusmaa on veennud, ütleme niimoodi. Ja jah, Rootsist tõesti, Rootsi ka võib-olla Paraguay kõrval tundus üks nagu nõrgemaid tiime, kes sinna 16 või 32 ikka siis üldse pääses, aga ja neilt nagu ootusi väga ei olnudki ja ega sealt mäng ka näiteks, et ei olnud põhjust ka midagi. Mulle meeldis, nägin mingit 20 sekundist videokokkuvõtet sellest, kuidas Saliba ja Upamecano korda mööda lihtsalt Jõkerist tõmbasid siit, hops selili maha, hops teistpidi selili maha, et Jõkeris oli üks kohutavalt keeruline päev ja sai ikka särgi väga roheliseks, ma kujutan ette, et ma tugevamate keskkaitsetega pidi seal maadlema, ei ole ka üldse mitte nõrk mees, aga nende vastu ei saanud ja Rootsil tõesti seal ei tekkinud küsimärke mitte kord, aga ainuke küsimärk oli see, millal Prantsusmaa esimese ära lööb ja edasi siit sammub. Ja kui me nagu sellises faasis räägime mingisugusest punasest vaibast, siis Prantsusmaal on praegu punane vaip poolfinaali, et sul on Paraguay järgmises ringis ja siis tuleb kas Kanada või Maroko, et Maroko on tugev, aga kui sul on veerandfinaalis Maroko vastas, siis see on ikkagi suhteliselt hästi läinud turniiri puu, on ju. Kui sealt Kanada ei tule. Üllatused neile siukse tee mängisid, kui muidu oli nii-öelda Argentiinal oli see alguses peale on see punane vaip ees olnud, siis üllatused on nüüd Prantsusmaale ka. Muidu pidi ju olema Paraguay ja Saksamaa. Võrdse olukorra tekitanud. Just nii, jumal, Inglismaa koondis. Minul Inglismaa fännina ikkagi oli ikka päris raske õhtu. See esimene veerandaeg seal mitte ühtegi olukorda, mitte ühtegi olukorra lähedast olukorda ja see asi oli ikkagi nii laiali lagunenud ja siis ei olnud kaugel see, et Inglismaa oleks Kongo vastu kaotanud selle mänguna. Ja ainuke inimene, kelle peal see kogu tsirkus praegu nagu üleval peab, on Harry Kane lihtsalt, mitte midagi muud ei ole nagu minu meelest vähemalt. Harry Kane võttis selle meeskonna selga ja lihtsalt tassis seal lõpuks võitjaks, et see teine värav, lihtsalt ma olen seda vaadanud mingi 10-15 korda vähemalt neid kordusi nagu see, kuidas kui nagu tehniliselt raske, ma ütlen, mina ei ole nagu jalgpalli mänginud kaugeltki mingil sellisel tasemel nagu teie mõlemad olete, eriti Märten, aga lihtsalt mina saan ka aru, kuigi keeruline see tehniliselt oli, ta ei vaadanud mitte kordagi värava poole selles olukorras, pea oli maas, tõmbas kõrvale, pall liikus väravast nagu eemale, külje peale ja siis šukke kuul lihtsalt sinna lati alla, värava ei mitte mingit võimalust, et ma ei kujuta ette, et ta teeb neid korduseid nii palju, et ma arvan, et ta puhtalt instinkti pealt juba lõpetab sinna ristnurka ära need pallid, et seal ei tohiks mingit küsimust olla, need kordused, ma ei kujuta ette, miljoneid teeb neid terve elu peale kokku teinud, et ei tohiks väga küsimust olla. Seal Gordon pani kandikul ettemehele. 2 värava söötu vahetusest. Kein lahendas ära, aga mul vedas esimese poole ajal, ma
meil veel jalgpallitrenn käis siin teisel pool raudteed ja no sul vedas jah. Ja siis, kui jõudsime pingile, ütlesin, mis seis on nüüd, kuule, Kongo juhib 1-0, siis korra jõudsid poole lõpus striimi panna peale, siis oli, kõigepealt oli see Keini taiv, siis kutsume nii, nagu asi oli, ja siis veel Vissa pani posti ka, siis tundus päris hirmutav, aga ei, teiseks pooleks jõudsin koju vaatama, kirjutasin sõpradele, it's coming home ja ma uskusin, oli näha, et raskelt tuleb, aga kui see 1-1 tuli ikkagi piisavalt vara, tuli ära ja siis kas läheb lisaajale või mitte, aga Keini meisterlikkus otsustas selle ära, aga Kongo on tugev koosseis ka, see kaitseliin, need mängumehed mängivad heades klubides, nad on tugevad, kiired, et seal ei olnud ühelgi koondisel MM-il Kongoga lihtne, et no see väravat passi, mis tõrjita seal vahepeal pakkus, kuni selle esimese väravani põhimõtteliselt oli täielik sangar. See oli uskumatu ja kas ta ei ole nagu varuväravat Prantsuse liigas, et ma tahaks näha, kes see väravat on, kes üle tema liiga meeste turuväärtusega samal tasemel kes seal üle tema mängib seal Haavris või kus ta meeskond on, et tõesti uskumatu tõrjeid on tõesti suur võimas, aga Inglismaa jõuga võtsi ära ja ei saa alahinnata ka seda, millise vaimse tugevuse siuksed võidud annavad nagu ka Brasiiliale, nagu Inglismaale, et harva on need teekonnad finaali on siuksed, et võtad neid võite lihtsalt nopid ja lähed finaali sujuvalt ja oled suur favorit, nagu hetkel näiteks Prantsusmaa on, aga faas on veel varajane, aga Inglismaale jah, väga tähtis võit ja niimoodi tagant tulla ja seda vaimujõudu ja eneseusku koguda, et no tuleta meelde, inglastel ju eelmine suur turniir täpselt samamoodi, see play-off algas Slovakkia mäng, kus nad olid ju kaotusest kinni kuni Bellinghami, seal ju täiesti mingi ajaloolise nagu päästetööga selle asja ära võttis mingi 90+5 käärlöögiga, enam nagu paremini ei saa olla, ja siis mindi finaali välja lõpuks, et see algas jälle play-off ikkagi väga, väga keeruliselt. Aga selle Kongo väravaga jätkates, minu meelest keegi tõi välja, et ta turuväärtus on täpselt sama palju, kui saab Harry Kane ühes nädalas raha. Minu meelest oli mingi siuke asi välja toodud. Jah, et see vaatame, kas oli 350 000 on mul õigesti meelde? 400 000. Nüüd on tõusnud äkki. 400 000. 50 pandi juurde. Umbes täpselt sama palju peaks Harry Kane saama ühes nädalas. Seega jõudude vahekord justkui peaks olema ülisuur, aga nagu näha siis väljakul asjad ei realiseeru. Ja inglastel ikkagi esimene siis võit MM-il pärast 66 finaali, kus siis vastased lähevad esimesel poolel juhtima ja siis inglased tulevad tagasi võidavad, et seda polnud ka nüüd, mis on siis 60 aastat või? No sarnane nagu Brasiilial, et päris sarnane seal jälle ja see ajalooline statistika ja üks taak jälle selja pealt maas. Jah, Romi sihiga siis võrdne turuväärtust on praktilisel passil. Et tervitused Romi sihile. 4 korda kõrgem kui mul karjääri tippajal oli. Mis sul tippajal oli? 100 vist sai kätte, kui ma seal väga palju väravaid lõin. Nojah, Kongo peatreener Sebastian Desabre siis kaotas oma isa, ma ütleks enne mängu või nagu ikkagi suhteliselt mängu ümber, et järjekordne selline tragöödia, Deschamps ju ka oli siin, käis vahepeal ära lausa turniirilt. Et selliseid asju ikkagi see MM millegipärast meile toob, et neid selliseid kurvemaid lugusid või mingisuguseid inspireerivaid lugusid mingis mõttes, et Kongol oli see, Lumumba oli ka puudu, millegipärast ta ei saanud viisat ja siis ta ei saanud seal käsi püsti seista. Mingi see teema oli ka. Võib-olla oli tema pärast, küll ei taha uskuda, aga ta ju mingitel mängudel oli ju. Ei, üks mäng oligi, see oli see Inglismaa mäng, ta ei saanud minna. Millegi pärast ta ei saanud viisat. Siin on ju igasugune MM-il on ju must maagia toiminud, ma ei tea, kellele Harry Kane'ile pandi eelmise mängus. Kana see nõiad pani. Kana nõid pani peale, et ta ei löö väravat. Ja järgmiseks mänguks võttis selle needuse maha. Ja tuleb välja, et needuse maha võtmine toimis hästi jälle. Aga inglased läbi raskuste edasi ja peasid on edasi ja nüüd tulebki see Mehhiko Aztekal vastu, ehk siis ma kardan küll, et inglaste turniir lõpeb nüüd ikkagi 16 seas ära. Üldse pole usku Inglismaasse seal Mehhiko vastu. Suhteliselt nulli lähedane. Inglismaa fännid või nagu Tuchel ütles, et just need raskematel hetkedel on vaja uskuda ja toetada, et seal ei saa hakata, nii et praegu ei ole küll see koht, kus veel usku kaotada. Ei, ma ei ole kaotanud usku, aga ma lihtsalt millegipärast mul on tunne, et Mehhiko on nagu kerge soosik selles mängus.
aga eks näis, nagu sa ütlesid, kell 3 öösel see mäng, eks ju, see on siis 5. juuli varahommikul, eks juba mõne päeva pärast tegelikult. See on siis laupäeva ööl vastu pühapäeva. Mitte pühapäeval vastu esmaspäeva? Minul on siin kirjas 5. juuli on ju pühapäev, eks ju. Jah. Aga ma võin igaks juhuks ka üle kontrollida teisest nii-öelda allikast. Et ei, 5. juuli on ikkagi esmaspäev meil, jah. Ei ole. 6. on esmaspäev. Täiesti sassis on kõik, noh. Seal Ameerika kalender pühapäevaga hakkab. Ma ei tea, mis siin praegu arvutis ka toimub. Aga jah, inglaste kohta veel midagi öelda või julgeme edasi minna? Ei ole midagi öelda, Harry Kane tuleb kroonida Inglismaa kuningaks, see ongi kõik, kõik asjad teeb ära nende eest. Kuningas Harry. Ja tuleb mainida seda, et Tuchel, kui oli vaja võita, siis otsustas nii-öelda Arsenali tugevuste peale minna, ehk ehitas selle parempoolse väljaku, seal pani Arsenali vennad, Rice oli parem kaitses, Ese oli seal keskel ja Saka oli parem äär, et need seal kolmekesi kombineerisid, ütleme, et värava olukorrad algasid sellest, et seal paremal äärel Arsenali kolmnurk pandi käima ja sealt lõppes pall muidugi Harry Kane'i meistriteostega. Klaarime ära, ööl vastu esmaspäeva on see mäng, et mitte siis vastu pühapäeva. Sain lõpuks nii pildi ette, nii et sul oli õigesti meeles. Belgia-Senegal. Ma tahtsin veel, see Kane'i sellest läksid väga sujuvalt üle sellest sukeldumisest, on ju? Jaa, sellest räägime minu poolt suur kiitus, ma kunagi nii palju tunni ajaks kohtunikke kiitnud kui täna, aga suur kiitus kohtunikele, et sealt ei määratud penaltit, seal ta jättis sinna jalad sinna meelega alla, ootas seda kontakti, läks sellisesse hüppesse, et seal sa pead mängima lõpuni ja kui väravat niidab su maha, siis ta niidab su maha, see esimene eesmärk oleks ikka püsti jääda pall võrku, et selliseid penalteid ei anta, kus seal mängija ise jääb seda nii-öelda ülikavalalt ja teeb ja tavaliselt need antakse ära, aga minu meelest positiivne muutus, kui selliseid penalteid ei anta ära, vaid ikkagi sunnitakse, tahetakse, et mehed jäävad püsti, ei lähe seal ise kalastama, et ma saan aru, miks inglased seda nõuavad, ma saan aru, miks see on küsitav või tekitab kontakt konflikte. Oli väga selge, eks ju? Kontakt oli olemas, aga see, kuidas ta selle kontaktini jõudis seal ja tal oli, mina Inglismaa toetajana ja kogu see värk, et mina olen nõus, et sealt penaltit ei antud ja ma loodan, et sellistes olukorras antaksegi aina vähem penalteid. Et see päris nii ei saa, et muidugi värav, kui tuleb, niidab seal maha, aga ründaja sa pead ikkagi nagu mängima edasi, või proovime edasi mängida. Ma saan nagu Kane'ist ka selles suhtes aru, et sa nagu näed tegelikult, et see kontakt tuleb, sa nagu ikkagi natuke ju valmistud selleks, et sa ei ürita ju nagu kuidagi teha nägu, et sa ei näe, et vastane tuleb sulle jalgadesse, et sa ikkagi kuidagi natukene reageerid. Aga seal oligi, et sa teed selle nagu üks jalg, mille vastu tuli kontakt, ja teed selle teise jala nagu meelega sinna kõrvale kuidagi, nagu juba läks sinna valmistuks selleks kontaktiks, et ma saan su pointist aru, aga ma ei ole kindel, et ma olen nagu lõpuni nõus, et kas siis ründaja nagu ei tohiks üldse valmistuda selleks kontaktist, kui see tuleb. Seal on see enesekaitse ja instinkt ja sellepärast need on keerulised kohad. Näed, et sa nii kukud, sa nagu valmistud juba ette selleks, et sa kukud, kui see kontakt tuleb. Et need on keerulised kohad, väga suured kiirused, seal ei ole palju vaja, seal on erinevad faktorid palju, et see ongi, et ega ma ise ka nagu 100% ei saa nagu väita või nagu kindel olla, et need on ikkagi sellised asjad, mis tulebki nii-öelda selgeks, ma ei teagi, reeglitega või asjadega nagu teha või selle vilistamise joonega, et kuidas seal ründaja käituma peaks, et seal olukorras oleks penalti, et aga mina ei saa selle juurde praegu jään et normaalne ja okei, et seal eile ei antud seda penaltit, aga 100% saan aru, miks inglased ja Inglismaa leer on lihtsalt ikkagi väga pettunud selles olukorras, mõistan seda poolt ka väga hästi. Ja kusjuures seal küsiti ju, miks kohtunik siis kollast kaarti jäänud, kohtunik ei näitas seda taivimisliigutust, aga lihtsalt selle point on minu teadmiste kohaselt selles, et kollase kaardi sa saad nagu sukeldumise eest anda siis, kui see on reaalselt nagu kontakti sisust ei ole või on nagu üliminimaalne kontakt, et see ikkagi nagu väga selgelt, et seal pigem oli see nagu, et ta see ei olnud nagu sukeldumine, vaid see oli nagu, ütleme, mängis nagu liiga suureks. Võimendas üle, et seal jah, selle eest kollaskaarte anda, see oleks ka, sellega ma ei oleks ka absoluutselt nõus. Injustice, jah. Et seal jah, päris nii ei saa. Jah, aga penaltitest rääkides me läheme Belgia-Senegali mängu juurde, mis siis ka otsustati ju sellise penaltiga, mis siin põhjustas ka päris omajagu sellist poleemikat, aga võib-olla enne seda
selle mängu normaalaeg ka, Senegalist tohutult kahju lihtsalt, et see reaalselt nad olid ühe jalaga edasi juba 2-0 täies mingi 85 minti mängitud, on ju. Ja siis Belgia ikkagi, kes näeb terve mängu nagu päris ümmargune, päris halb välja, leiab kuskilt 2 väravat ja viib selle asja lisaajale ja siis juba tunne oli selline, et nüüd on Belgial nagu eelis ka, kui tagant tuli eelis. Jah, seal ju see viimane värav, mis oli, see oli ju see värav, mis on kõige hilisem MM-i värav, mis löödi üldse minu meelest. No jah, see Tielemans 120+5 on ju. See oli jälle täpselt samamoodi, üks mees paneb 2 tükki ära, see Tielemans ja lähme laiali. See penalti, kui me penaltitest räägime, penaltite sooritamisest, penalti löömisest, see oli 10-10. Ta oli juba uskumatu enesekindluse tase, ta oli kuidagi enne lööki. Kivi nägu, nii hea nägi välja. Peaaegu juba naeratas siuke, kõik oli nii paigas, et ja siis lihtsalt lükkas selle ristnurka, et tõesti vägev penalt, aga see penalti olukord kindlasti siiamaani tekitab poleemikat ja ikka väga keeruline olukord. Ise vaatasin seda ka ühtepidi ja eespidi, lõpuks seal leiti need kordused, kus oli seda lööki oli konkreetselt näha. See, mis oli ülevalt alla, see nägi nagu kõige halvem välja. Aga samas ma nagu alguses, vaata kommentaatorid seal kohe rääkisid meie jalgpalliröövist ja suurest ebaõiglusest. Mul nagu esimene reaktsioon oli ka, et mis asja, et väga selge kontakt on, pall tuleb tema ette, see ei olnud niimoodi, et pall joks juba möödas ja siis ta lendab sisse või midagi sellist, on ju. Et konkreetselt ongi nagu seal palli löömas, on ju. Ja siis teise nurgalt seal jällegi vaatad, et ta teeb selle sammu nagu kõrvale ette, ta ei ürita seda palli mängida isegi, vaid ta lähebki nagu natukene sinna, näeb umbes, et kaitse tuleb ja astub sinna ette, et laseb endale sisse sõita, et ta tegelikult nagu just nagu ei üritanudki seda palli mängida tegelikult, kuigi tal võimalus oli olemas. Minul samad tunded, et seal oligi kohtunik varjutas ka, et üks number 8 läheb palli lööma, teine number 8 tõmbab talle jalga. Ma sellest liigutusest ei näe mitte kuidagi, et Tielemans hakkaks lööma. Ta lihtsalt nagu hakkab seda jalga välja sirutama ja siis tõesti, miks on kahtlus üleval nagu selle penaltiga või nagu küsimärgid minu jaoks, ta ikkagi veel astus veel laiusesse ka, et ta ulataks selle kaitse siis libistamise raadiusesse ja saaks selle kontakti kätte. Ja siis ta oli talle ka kanda, siis ta sai veel ju jala maha ja siis siis pärast inertsist lendas minema, aga ma ei näinud, et ta nagu hakkab seal palli lööma ja siis viimasel hetkel parem jalg oli tal nagu suht palli juures, et sealt ta ei olnud nagu seda vinnastanud seda jalga, et nagu lüüa, et see olekski tal nagu mingi varba peal. Ma nagu ei näinud, et seal löögiliigutus pooleli oleks või seda ei saa nii kiiresti viimasel hetkel teha, et kuidagi kogu fookus oligi, et see nägi selle olukorra, luges suurepäraselt ära, nagu tõesti meisterlik tegutsemine sellisest olukorrast, ka see penalti välja võtta, kui see oli meelega planeeritud selles tõesti murdosa sekundi hetkes. Aga jah, see, et ta seal astus nagu laiali ja ma ei näinud, et seal oleks nagu löögiliigutus pooleli või ütleme nii, et kui seal ei oleks penaltit antud ka, ma arvan, et sellest räägitaks vähem kui see oli mingis mõttes nagu selle Keini olukorra paralleel, et võib-olla peaks nagu olema see liin selline, et kui sa annad nagu Keinile, siis sa annad ka Tielemansile ja kui sa ei anna Keinile, siis sa ei anna ka Tielemansile selle eest. Nagu teatud mõttes nagu sarnased olukorrad, aga just see väike samm sinna kõrvale, et seda ju kohtunikud viimastel aastatel on, ka Eestis on see fookus olnud ju sellel, et kui sul ründaja kaitse joksavadki kõrvuti ja ründaja teeb selle väikse sammu ette, on ju, teeb väikse pidurduse ja lasebki kaitsel endale sisse joost, et see ei oleks iga kord penalti, on ju, et sa pead nagu aru saama, kes selle kontakti initsieerib. Seal jah, aga mängu kulgu ja kogu seda Senegali asja vaadates see oli tõesti siuke nagu ei olnud vääritud ja teenitud penalt, ei olnud nagu õige lõpp sellele mängule, kui nii võib öelda, aga Belgiat see ei võiks vähem huvitada, nad said selle võidu kätte, astuvad edasi ja on ikkagi seal, kuigi jah, seal on Belgia kogu see turniir olnud üpris mannetu ja selline mitte inspireeriv, nende kaitseliin on, ma arvan, viimase nende 20 aasta kõige nõrgem kaitseliin. Suhalised mängid nagu aeglaselt. Keskkaitsed, äärekaitsed, ma ei tea, see ka Arthur Steed, ma ei ole viimased aastad pole aru saanud, kuidas see vend Belgia koondises üldse nagu põhis on või nagu mängib, teine keskkaitse seal kõrval ja äärekaitsed ka ei ole, De Kuiper võib-olla ainukene, kes seal mängib selle koha välja, aga on lahja, jah, Belgial ei ole nagu ütleme, kogu tugevat koondist koos ja see mängustiil ja kogu asi ka pole olnud siuke, mis mingitki usku tekitaks, et nad siin võiks kaugemale sammuda ja neil on küll iga mäng on selline, et arvatavasti nüüd kukuvad välja ka. Et järgmine on USA vastu, mis USA, ma ütlen, et USA on selge favoriit selles mängus, isegi ilma oma selle esiründajata, aga võib-olla belgased seal kuidagi tarkusega suudavad seda USA kiirrongi ja võimast füüsist natukene peatada, aga
aga eks näeb, ise loodan ja ootan ja hoian seal igatahes USA-le pöialt. Noh, Belgias eelis on see, et nad mängisid praegu Seattle'is ja järgmine mäng USA-ga on ka Seattle'is, et nad ei pea kuskile seal vahepeal ilmselt ei hakka sinna oma baasi edasi-tagasi sõitma, on ju. Aga lihtsalt mõned nagu numbrid päris jõhkrad, 124-44 oli kella peal, siis kui see penalti sisse löödi. Ja seal need üleminutid anti ikkagi nagu täiesti mingisuguse siia natuke, et see oli 15-minutilise lisaja perioodi, lõpuks oli 12 üleminutit anti. See hakkas natuke seda Afconi finaali meenuta juba, kus oli minu meelest täpselt sama hilja hakati penaltit lööma ja siis 15 minutit või 10 minutit minu meelest see penalti löömine nagu viibis. Et umbes hakkas seda Aafrika jalgpalli meenutama. Ja no seal oligi, et keegi tegi nalja ka, et head FIFA reeglid muutusid, muidu Senegal oleks minema jalutanud, et seal pretsedent oli nagu olemas. Seal oli, ma räägin ka paralleeli, et see oli nagu need keskkonnaaktivistid, kui lennujaamadesse on murdnud ja ennast sinna asfaldi peale kleepinud või liiminud. Kes oli seal, kes oli penaltipunkti peal? Seal üks vend oli penaltipunkti peal, et seal pandi ka, ja vaatasin, Twitteris lugesin ka tagasi, et seal teised Aafrika riigid olid, fännid olid ka päris kriitilised ja ütlesid, nüüd kogu maailm näeb ka ära, mida see Senegal korraldab, et nad väga palju kasutavad erinevaid nii-öelda, mis iganes mustasid maagiaid või... Aga see oli õige asi, seda oli vaja teha, et ajada siis välja, algus tundus, et Lukaku läheb vist lööma, siis ikkagi, aga Tielemans oli tundus, et nii külm kõhtik, et Tielemans vist selle ajaga taastus saigi 5 minutit taastud rahulikult selle palli, et sellisele penaltilööjale võib-olla see pikk paus mõjus isegi hästi, muidu 120 minutit võib jalga päris täis olla, aga see oli jah, kuna kogu see penalt, kogu see ümbritsev, see otsus, kõik oligi siuke, siis see kuidagi ütleme nii, et ei imesta, et seal selline 5-minutine show veel otsa pandi ja polegi siukest keskkonnaaktivismi varem penaltipunkti ümber näinud, aga jah see, et sul peab minema üldse mängija, ka see Belgia mängija, minema seisma seal penaltipunkti peal ja nii-öelda kaitsma seda, et keegi tuleks seda penaltipunkti retsima. Ma ei tea, kas see on, aga ma olen mitmes kohas näinud, aga seda pole ära karistatud. Ma olen ka siin, meil ka Premis on siin tehtud, aga mulle mõni väravat tehtud nagu see peaks olema nagu 100% see just, et sa lähed nii-öelda putsaga seda kündma seda... See on nagu 100% punane kaart väljakult minema, see on nagu, see on küll üks asi, mis ei saa mitte kuidagi käia jalgpalli juurde. Seal minu arust, ma vaatasin hästi tähelepanelikult, kuna ta oli seal täpselt penaltipunkti kõrval, et Senegali mängijad, aga mul ei tundunud, et keegi oleks teinud seda kusjuures. Ega seal seisis, mulle tundus Belgia vend seisis niimoodi, et 2 jalga oli penaltipunkti kõrval, mõlemal pool seisis Belgia vend ja siis tema kõrval oli siis Senegali vend pikali ja kogu see ümber see, aga üks Belgia vend kogu aeg seisis penaltipunkti peal, et keegi saaks sinna jamama tulla. Kaitses territooriumi. See on veel lihtne asi, mida nagu kaamerast näha ka värki, et ma ei tea, seda peaks kuidagi selgemalt, see ei tohiks üldse asi olla, mida peab mingi kaitsma või millega tegelema, see on lihtsalt see on kusjuures päris hea point jah, et see nagu võiks punane kaart, olla selgelt karistatav. Lukaku ma vaatasin, lõi jälle värava 130 mängu, 92 väravat koondises, tema on ehtne see vend, kes on seal Luksemburgide Eesti vastu seda saldot ikka nagu kõvasti nuumand, et aga 100 väravat koondises, mille ta võib-olla saab nüüd kätte, on ikkagi, see on, ma ei tea, see ei ole lihtsalt kvaliteedimärk, see on nagu mingisugune premium kvaliteet ikka, et päris jõhkrad numbrid, tema siis maailma ajaloo siis 5. väravalööja meeste koondiste arvestuses, et seal on Ronaldo Messi eespool, seal on üks India mängija eespool ja oota, kes veel? Üks mees oli veel. Iraani mees, kes oli kunagi Ronaldost eespool? Kes see India poiss on? Kas see on see Sunil Chetri või? Jah, vist küll. Lukaku on ka täpselt see vend, kes ta ju nii-öelda minu meelest klubi jalgpallis ei löö nii palju, aga nii kui selle Belgia koondise särgi selga tõmbab, siis kuidagi millegi pärast hakkab kõmmutama. Ali Tai ikka, Iraani mees tõesti. Et jah, aga arvestades seda, et on peaaegu 10 aastat Cristiano Ronaldost noorem, nagu siis tundub, et nad on praegu nagu sama nagu kuidagi ära pestud, et ega Lukaku ka ju 90 minuti mees nagu selgelt ei ole enam. Et eks tal on vigastustega päris palju muresid olnud ja see kehakuju ka võib-olla ei soosi nagu väga pikka karjääri enam. Et jah, aga jah, tõesti Belgia läheb siis vastamisi USA-ga. Muideks, kui Aafrika suur võit oli 9 tiimi 10 said edasi, siis nüüd on 5 Aafrika tiimi on mänginud selle nii-öelda play-off mängu ja ainult üks neist siis 85 minuti peal oli kaotusseisus. Ehk siis 5-4 olid kas viigis või juhtisid, aga ainult 5-1 on edasi saanud lõpuks. Et mängu lõpud kuidagi aafriklastel on läinud kõigil nagu aia taha sisust.
et ainult Maroko on siis edasi saanud. Ja kusjuures Maroko oli ainus meeskond, kes oli kaotusseisus selle 85 minuti järel. USA Bosnia 2-0, meie kõige värskem mäng siis praegu, kui me neid jutte räägime. USA ikkagi tundub väga muljetavaldav, et see oli sellise kellaaja mäng, kus ma tõesti otse ei saanud vaadata, aga arvestades seda, et USA pidi mängima pool tundi vähemuses ja Bosnia ei suutnud selle poole tunni jooksul nagu mitte kassigi teha, siis ikkagi on need aktsiad järjest tõusmas ikka. Ma ei tea, millegi pärast on nagu USA ümber praegu nagu minu meelest ülihea tunne. Ma ei oska nagu öelda konkreetselt, mille pärast, aga täpselt see, et tulemused parandavad kõik haavad. 64. minutil Palo Kun läks välja ja mängisid lõpuni see Tilman äkki oli ta nimi, lõi hästi ilusa karistuslöögiga ära veel ja no tõesti ei kujuta ette, kuidas nagu USA vastu peaks saama. No muidugi üks punane lipp on see, et sul on see Palo Kun väljas, aga ma arvan, eks nad leiavad kellegi asemele ka siin nagu väga vaja. Polo Kun pani ka päris hea LeBron Jamesi rava tähistuse ka sinna peale, aga ma vaatasin ameeriklased või nagu väga ei taha selle punase kardiga nõus olla. No seal oli see, et kui Messi ei saanud midagi ja meil Palo Kun saab punase selle eest, et Aga seal oli, ütleme, et jõudu oli ikkagi rohkem taga ja see vastase hüppeliiges jäi sinna alla veel nagu väendus, et seal see vigastusoht ja kogu need vist faktorid mängisid siis ameeriklaste kahjuks, aga kui tõesti, kui muidu on siin, mäng alustasid ka suure hurraaga, nagu nad on kõrge tempo, kõrge intensiivsusega, siis teine poolega oli näidati uut sügavust enda mängus, pool tundi 10 näidati väga küpset mängu, näidati õiget turniirimängu, Bosnial kogu mänguga vist XG oli 0,25. Ikka päris kehv. Kui seal 10 peale lööke saadi, siis mitte ükski nendest ei olnud reaalselt suurt ohtu ujutav, et see tõesti on Pochettino asjad toimima saanud, õige koosluse leidnud, rahvas on taga, meeskond on ühtne, et 16 parima seas on juba hea saavutus ja nüüd neil vedas ka Belgia vastas. Koefitsienti järgi USA on soosik selles mängus. USA tuleb, et vaata, kus sealt põllis asjad kiiresti võivad muutuda. See ei ole nagu üllatus minu meelest, et nad on nagu soosikud. Neil on mingi, ma arvan, nad lähevad selle hea inertsi pealt, panevad täpselt samamoodi edasi ja ma ei näe, miks see nagu mannetu Belgia peaks neile kuidagi ette jääma. Aga jällegi, ega USA ei ole suur soosik, vaid on ikkagi napilt soosik, 55-45 või natuke vähem. USA-l lugesin ka esimene play-offi võit alates 2002 MM-ist, et nad ka peaaegu alati seal grupist edasi saanud, nagu oleks mängus sees, on natuke nagu Jaapani see, aga tegelikult siin juba 24 aastat oli see paus, kui esimene play-offi võit nüüd Bosnia vastu, pluss 10 mängu järjest oli vist kas kaotatud või ilma võiduta Euroopa meeskondade vastu, et sai siin mitu halba seeriat USA-l ära lõpetatud ja Mehhikol peaks ka vist olema ju esimene play-off võit ikka väga pika aja jooksul, sest nemad olid ju need, kes olid seal kas 90 alates kuni 2018 olid ju iga kord 18 finaalist välja langenud. Või alagruppised edasi ja esimesel tõkkel langed ja 22 nad ju jäid üldse alagruppi pidama, et neil on ju veel pikem see paus play-off võitude osas. Aga me peame ka meelde tuletama, et play-offid vanasti algasid nüüd, kus nad nüüd järgmist ringist algavad, eks ju, et see praegu nagu need, kes edasi saavad, need on justkui nagu vana süsteemi järgi alagrupist edasi saajad. Siis nüüd algavad päris play-offid. Nüüd hakkavad jah, päris play-offid, on ju, et millal see päris turniir algab. Jah, et nende värava küttide edetabelite osas ka, kes seal peab nagu mingisuguse alternatiivse arvestuse tegema, et kui üks mäng on nüüd rohkem, on ju, et kas siis alagrupi turniiril kõige nõrgema vastu löödud väravad, need peaks nagu harlikuga maha võtma sealt teadabest, siis see on nagu nii-öelda võrreldav nende viimaste aastakümnetega, need Klosed ja Ronaldot, siis see Brasiilia Ronaldot praeguste Messide ja Keinide ja asjadega, et jah, praegu on ju selgelt rohkem võimalusi väravaid lüüa meestel. Aga see, kuidas see väravalööjate edatabel on ümber kirjutatud siin sujuvalt selle turniiriga, on ikka päris muljetavaldav. Nii, meil on MM-i nii-öelda mängitud mängud on räägitud võib-olla mõne sõnaga nendest mängudest ka, mis meil veel ees ootavad, ehk siis täna õhtul alustab ju turniiri Hispaania, kes läheb siis Austriaga vastamisi, või mitte alustab turniiri, vaid alustab play-offi. See on siis kella 10 ajagu meie aja järgi. Hispaania kindlasti soosik, aga Austria on siin niisugune salakaval jõud, on ju, et Hispaania näitas ka selle Cabo Verde vastu, et ei pruugi nad alati nii voolavad seal rünnakul olla, et Austrial kindlasti mingi väike šanss on, aga Hispaania ikkagi peaks sealt edasi minema. Ja rangniku all Austria paneb kohati päris huvitavat kõrget pressi ka, nüüd on põnev jälgida, kas Hispaania vastu lähevad ka oma tavapärase
nii-öelda hakkavad see riskima, aga kiired üleminekud ja rünnakule ja kogu see Austrial kohati on seda olemas, ma ei usu, et see kogu 90 minuti vältel ja Hispaania, täna näeb, kuhu nii-öelda Hispaania ennast seal favoriitide tabelis mängib, et kui siin Prantsusmaal väga veenev olnud, Hispaania ka nüüd ja Mall on ka nüüd nagu terve olnud, rahulikult saanud ennast koguda, et kui Hispaania täna näitab ka väga veenvat mängu, siis on kohe Hispaania ja Prantsusmaa 2 suurt favoriiti, aga kui Hispaania peaks siin ka võbelema nagu peaaegu kõik favoriidid play-offis seni on võbelenud, siis on jah, Prantsusmaa seal uhkes üksinduses ja teised suured peavad veel pingutama, aga ise arvan küll, et Austria ei saa liiga ohtlikuks täna Hispaaniale ja tuleb siuke 2-0 või selline mitte üliveenev, aga piisavalt kindel Hispaania võtab ära, aga siin mängud on näidanud, kõike võib juhtuda ja siin ennustada väga keeruline nagu ikka. Ja selle paari võitja saab siis oma vastase teada juba mõni tund hiljem, kui täna öösel kell 2, siis see on ka niisugune mäng, mille jaoks tahaks vist nagu üleval püsida, Portugal-Horvaatia. Ehk siis Ronaldo ja Luka Modric, ma arvan. Vanade koduduell. Seal on nagu kindlalt läbi aegade 2 kõige vanemad kaptenit omavahel vastamisi. Ilmselt küll MM-il, jah. Ma eeldaks küll, et ega need väljakumängijad, 40+ väljakumängijad on ka ju käputäis üldse varasemalt olnud, et nüüd on 2 tükki siin omavahel vastamisi. Et Portugal kindlasti on soosik selles mängus, kogu see muu tiim peale Ronaldo võib-olla on ikkagi selgelt ju Horvaatiadest üle. Lihtsalt ongi küsimus, kas nad saavad selle Ronaldo käima, kas nad toidavad teda piisavalt hästi ja kuidas selles suhtes mäng minema hakkab, et kas nad ülejäänud mehed tassivad või hakkab Ronaldo ka tassima, nagu Usbekide vastu tassis. Mees on tagasi. Ma leidsin kuskilt mingi siukse asja. Mees on uuesti kadunud. Ronaldo pole minu meelest mitte ühegi suvel mängu jooksul väravat löönud. MM-il ei ole. MM-il ei ole. 29 peale lööki ja mitte ühtegi väravat. Et see usu mind, ta teab ise ka seda fakti ülihästi ja nagu sõna otseses mõttes viimane aeg on seda hakata parandama, et ega ta järgmist turniiri ometi kaasa enam ei tee. Et jah. Ja siis jah, Portugal-Horvaatia võitja, Hispaania-Austria võitja lähevad kokku ja selle neliku nii-öelda parim läheb siis kas USA või Belgiaga omakorda kokku, et seal kes sealt iganes edasi saavad suhteliselt nagu sootsa veerandfinaali vastase kindlasti endale, kas USA või Belgia, et jällegi, kui me räägime punastest vaipadest, siis USA või Belgia veerandfinaalis on ikkagi päris hea nii-öelda, kas nimetada seda loosiks või mitte. Ja siis reede varahommikul kell 6 algusega Šveits versus Alžeeria. Šveits jällegi peaks olema ju favoriit. Peaks olema soosik, aga seal on kindlasti võimalik ka üllatus. Ja siis on veel mängimata reede õhtul on selline play-off mäng nagu Austraalia versus Egiptus, kus on, Austraalia ei jätnud ausalt öeldes mitte mingit muljet. Egiptus on vist üks võistkond, kas ma vist ei olegi neid mängimas näinud sel turniiril veel, et kuidagi sattusid need alakorpi mängud niimoodi, et laivis küll ühtegi Egiptuse mängu ei näinud, et ennast ma ei oska isegi väga midagi selle tõttu nagu põhja panevat öelda. Aga Egiptus kindlasti väike soosik selles on. Ja jah. Need on sellised mängud, mis meie jaoks võib-olla natukene kauged võõrad sellised, aga nende suurriikide jaoks kõige suuremad asjad maailmas ja mul endal ka eriti huvitav jälgida. Mul Ameerikas 2 väga head sõpru, üks austraaliane, üks egiptlane juba seal grupivestlustes ka juba seal erinevad need käivad ja üks on ka Norrast ja üks oli Eleval Rannikult, et põhimõtteliselt kõik seal omavahel play-offis läksid kokku, välja arvatud siis Eesti pole muidugi MM-il, et ma olen ainukene. Sa oled kuskil nurgas. Ma olen ainukene, kes jääb pundist välja, et ei saa kuidagi kaasa seal rääkida, aga jah, mõlemal Austraalial ja Egiptusel suurepärane võimalus 16 parima sekka pääseda. Ise näen Egiptust kerge favoriidina, aga tõesti korralik 50-50 lahing ja ma arvan, see on ka üks mäng, mis võib väga positiivselt üllatada, just et tegelikult on mõlemal tasemel mängumehi, mõlemal nii palju mängus ja et seal, ma ütleks, et äge, et siuke vastasseis ka siin play-offis on, et kindlasti, arvatavasti põneva mäng näiteks Argentiina ja Roheneeme saared. No ma tahtsin selle juurde tulla, et seal ei saa ka, Roheneeme saared on ka kõiki üllatanud ja näidanud, et võivad ka nemad ja Aafrikas nad on juba aastaid näidanud siukest mängu, et tegelikult, kes on Aafrika õppeli jälginud, see ei ole mingi maailma kõige suurem üllatus, et Roheneeme saared niivõrd hästi esinevad, nii et
vaatame, kas Argentiinal tuleb seal kerge päev ja saab Messi 2-3 väravat veel juurde. See on juurde. nagu 2 varianti, et kas tal tuleb 5-0 või 0-0 nagu, et kas see Vosinja maagia jätkub või kurat, kivist tuleks, kui need välja taha nagu väga uskunud, et see Hispaania saadi kinni, siis võib Argentiina ka kinni saada, nii et milles küsimus on, et seal on jah, kõik on võimalik, aga jah, väga lahedad play-off'e on veel ees, enne kui siis päris 16 parima seas vanakooli play-off pihta hakkab. Kolumbia versus Ghana siis veel laupäeval see kõige öisem mäng. Jällegi Ghana nõid, tal tuleb nüüd uued mehed kinni panna selleni. Ja siis on veel Kanada, Marokko juba laupäeva õhtul ongi juba siis ju järgmine ring, et palju ei ole enam jäänud selle esimese play-offi ringi lõpuni ja siis algavad nii-öelda 8-finaalid. Kolumbia ka võib-olla, kui jah, Ecuadoris siin oodati ja loodeti, siis võib-olla Kolumbia võtab hoopis ise selle au enda peal, väga veenvat mängu näidanud, väga ühtne tiim, no isegi Portugalil oli ju vaja võita, Kolumbial ei olnud vaja võita ja Kolumbia oli parem meeskond väljakul, et no tegelikult et võib-olla sealt tuleb selline säravam nii-öelda üllatuste rida Kolumbialt, et järgmine voor on neil Argentiinaga vist. Ei ole, neil on kas Šveits või Alžeeria siis. Argentiina tuleks veerandfinaalis, jah, okei. Et seal... Jah, Kolumbial on väga hea šanssid saada veerandfinaali, et sul on 4 Šveits, Alžeeria, Kolumbia, Ghana, kellest üks saab siis veerandisse. Ja võib-olla on üldse Ghana veerandfinaalis, et ei ole ka üldse, ei ole kehva punt, nii et on ikka asi põnevaks läinud ja tõesti. täistuuridel käib ja unetunnid vaja nüüd kuskilt mujalt üles leida. See Kanada-Marokko on ka minu meelest huvitav. Mul on Kanada osas suhteliselt sarnane hea tunne nagu USA-ga, aga jällegi Marokko vastu. Ma kardan, et on tiba keeruline võib-olla. Ma arvan ka, et see natuke liiga suur ramps võib-olla, jah, et see on... Ja muidugi meil on tõenäoliselt Promise Davidi prillid ees ka, et me vaatame läbi nende, aga tõesti pigem kaldun sinna Marokko poole ka. Jah, ja seal on juba pühapäeva öösel Paraguay Prantsusmaa näiteks mängivad ja pühapäeva õhtul Brasiilia-Norra, suur maiuspala, kell 11 veel, nagu selle MM-i kohta ikka väga mõistlikul ajal on ja mina olen muide see, kes räägib sellest, et meistide liigat ei jaksa vaadata, et kell 10 algavad mängud on, et liiga hilja. Ja siis esmaspäeva öösel, siis enne järgmist saadet on veel Mehhiko mäng ka, siis Inglismaa vastu, et nagu me rääkisime, esmaspäeva öösel. Nii et suured mängud tulevad. Meil on mõlemad lugejate küsimused ka tulnud, kuulajate küsimused ja need on suunatud seekord siis Märten Pajunurmele. Eron küsib Märten, kas Messi või Ronaldo? Messi. Vanasti, ma ütlen ausalt, ma olin üpris kauba võib-olla mõne jaoks, mõned suured siiamaani, et mingi, ma ütlesin, et Ronaldo on parim, aga Messi on parem või mingid, siukseid, ma natukene, meelega ka natukene tegin seda, et Ronaldo üldse nii kaua suutis seal, ütleme, et konkurentsis püsida või et üldse, et see nagu saaks vaielda, et see oli juba imeks pandav, aga siin päris, nüüdseks juba ikka tükk aega pole küsimust, et see, erinevad kategooriad. Carlos küsib, kes on su lemmik jalgpallur La Ligas? Väga spetsiifiline küsimus. Ma ei ole üldse suur La Liga fänn, kui aus olla. Olen sattunud kommenteerima seda, aga kuidagi Inglismaa, Saksamaa, teised liigad kuidagi põnevamad need mängud, aga pean nüüd hetke kiiresti mõtlema. Seal on Barcelona, seal mängib Atletico. Klubisid ma tean väga hästi, aga mõtlen, kes seal sellised, kas mõni seal Kultustar on sinna nüüd läinud, hakanud mängu tegema. Nägi mingit uudist, et seda Mason Greenwoodi seostatakse Atletico Madridiga. sinna võetakse huvitavaid, aga see on hea küsimus, ma tean väga, muidugi ma tean peaaegu kõiki mänge. Carlos, ma arvan, me saime selle vastuse kätte. Kõiki mänge, et sealt ma taustal mõtlen, ma natuke pärast ütlen, et ma tahan, selles mõttes õiget, mul on kindlasti on seal mängid, kes mulle väga, väga meeldivad, aga pean korra veel mõtlema. No, nii kaua saad vastata Kasperi küsimusele, et kellega koos kommenteerimisest sunnistad? Siin on hetkel ainult üks vastus. Kunagi üldse mu kommenteerimishuvi tuli sellest, tahtsin minna Kasperiga koos kommenteerima, aga siis Viaplay erinevatel põhjustel see ei õnnestunud, aga sealt see kuidagi mõte jäi sisse ja sealt jätkus mu see, või algas see kommenteerimisteekond pärast hiljem, aga ühel päeval võiks Kasperiga ühe kombo teha küll. Nii, ja mul on küsimused otsast, nii et sul on viimane võimalus vastata küsimusele, kes on su lemmik jalgpallur La Ligas.
võime ka järgmises saates selle vastuse anda, kui sul on vaja nädalat mõtlemisaega. See on hea küsimus. Mulle meeldivad ikkagi sellised rohkem kinovennad või säravad vennad, kes teevad nagu mingid selliseid asju ka, et Griezmann on veel laual, ütleme, loeme ära, ta on veel viimati mängis La Ligas, on ju. Ei, Griezmann on alati väga meeldinud. Fede Valverde. Valverde on äge, aga ta oli selline levik mängija. Ma mõtlen selle Villarrealid või Atletics seal... Oma Sparti äkki. Ei. Rafinha. Kindel ei Rafinha ka, Leeds Unitedis oled hea, siis oled Barcelonas ka hea, see on lihtne, aga on üks raskemaid küsimusi, ma võin kunagi... Me anname sellele vastuse järgmine kord. Võin Karlosele kirjutada. Panema nimekiri kokku top 10. Vaatan need nimekirjad üle, et ma ei taha siin niisama mõtetult mingit nime lauda visata. Vot nii. Nii et aitäh kõigile, kes meid täna vaatasid, kuulasid. Oleme tagasi juba siis järgmisel nädalal, aga juba nädala alguses esmaspäeval. Nii et kõik head ja kohtumiseni.